KVR 3, Ameerika jalgpalli podcast. Tere tulemast kuulama KVR 3 Ameerika jalgpalli podcasti, minu nimi on Ülar ja minuga siin Henrik. Tervist kõigile. Oota, kas ma peaksin siin ka perekonna nimega kutsuma või? Kuidas soovid? See on lihtsalt kooli ajast jäänud, mul oli mitu Henrikut klassis ja siis meid kutsuti järgi. Just nii. Okei. Aga praegu, siis Kallastel ma tean praegu, Kallas hästi naljakas Kallastega, ma saan praegu rääkida Kallastel palun, aga Kallaste tüdrukuga rääkis, ma käisin mingi aeg ta juures tasju toomas, ta andis ja ta kogu aeg kuidas Kristjan mõtlesin, kas seda ainuke inimene reaalselt, kes kutsus teda Kristjaniks just. Aga kuidas sul sõbrad on nagu? Kumb siis? Sõbrad ikka ütlevad Laever. See on ka enamus sõbrad ikka kooli ajast jäänud ja siis kõik ütlevad ja kui on uued sõbrad tulnud, siis kuidagi nagu neil on ka see külge jäänud, et samamoodi ainult ema ütleb mulle Henrik niimoodi. Ma ei saa ise sellest kunagi aru, sest mul on siuke nimi, mida väga palju ei ole, mis ma olen siiamaani vist statistika järgi teiseks kõige noorem Ülar, nii et need ei tule juurde ka väga. et mul ei ole seda probleemi, jah. Kaitseväes oli too, mul oli see kaitseväes oli reaalselt, ma ei tea, siiamaani poolt vendase ees nimesi, ainult perekond nimesi vaata, seal see kõik kasutad niikuinii neid. Aga see on ilus segway siia algusesse, sest et meil on 2 Giantsi fänni siin. See uudis tuli ka nüüd ära, mitte nüüd ametlikult, aga isegi Giantsi Twitteri account hakkas tiisima juba, et tulemas on midagi ametlikult, et siis saame sellest pikalt rääkida Henrikuga. Meil on vaja rääkida siis ka natukene, siis üks peatreeri koht vabanes veel NFL-is on ju, nimel on 9 vabad kohta või 8 kohe on ju, et siis saame Mike Tomlin uudisest ka rääkida, mis tuli siis peale eelmist episoodi välja ja college footballi finaalist saame rääkida ja siis muidugi ka NFL-i teise raundi playoffidest on ju, divisional round on sel nädalal ja muidu tuli nädala alguses välja ka siis NFL All Pro meeskonnad põhijooaja peale siis on ja see on siis põhimõtteliselt kes on All-Star meeskonnad siis ütleme nii või, jah. Ja need on siis rohkem valitud nagu kas sa tead, kas see on treenerid ka sees, kes hääletavad? Minu meelest on ju? See peaks olema Associated Press All Pro, ehk siis põhimõtteliselt ajakirjanikud, spordiajakirjanikud hääletavad. Kes nagu nii-öelda coverivad meeskonda kogu hooaja vältel. Peaks siis täpselt 50 olema, kui ma ei eksi. Ja, sul on õigus, see on see jah, aga see on natukene üldjuhul parem, sest fännid ei ole kõige paremad nende auhinnade jagamisel, me kõik teame, nagu Pro Bowl on nagu populaarsusvõistlus vaata, et see All Pro meeskond on natukene parem, ega see ka ideaalne pole, inimesed on subjektiivsed ja nagu inimestele kõigile meeldivad, osad vennad, kellegi ei meeldi, osad vennad on ja, aga see on ka huvitav list, mida üle vaadata, sest et seal on ka siuke paar nime, mis olid päris üllatavad, aga üks meeskond ka, mis oli päris üllatav, kas sellest saab rääkida siis, kui me hoome sinna on ja. Aga siis, kui sa tahad ise proovida Ameerika jalgpalli, nagu me iga episood räägime ka, siis Tallinnas saab flagi mängida, nii naised kui mehed, Tallinn Diamonds naistele, Tallinn Bay Ballers meestele, Haapsalus saab flagi mängida, siis on Haapsalu Hüänid ja Tartus saab mängides kontaktiga Ameerika jalgpalli ka. Ja kõik treenivad praegu, talvel juba valmistuvad tulevaseks hooajaks siin suvel ja sügisel, kevadel, mille iga see täpselt on, see on veel täpsustamise alla on ja siis väike teaser ka, nüüd siin enne Superbowli me teeme intekad ära Ott Eerikuga, kes siis läheb teist hooaega mängima Euroopa profiliigas ja siis Karl Petersoniga ka, kes siis on meil praegu hetkel ainukene Division 1 football player, aga kuule, siin potentsiaalselt meil tuleb võib-olla üks veel varsti, aga eks me näe, meil siin üks poiss üritab veel saada, mis on nagu väga-väga vinge, et meid siin järjest tuleb on ja siis seoses sellega Ott Eerikuga oma saab natuke tiisida juba, et siis ILF ka ametlikult läks siis lõpetati täna ära, et siis Euroopa profiliiga on ikka wide open, nagu GFL-is on ka kuradi palju ILF-i vendi ja värki, et see on huvitav, aga sellest lähemalt me saame rääkida Ott Eerikuga, kui me teeme selle väikse episoodi ka, et kuidas tal on läinud ja kõik need asjad on ja. Siis see on järgmisest nädalast, siis meil ei ole enam 2 episoodi nädalas, sest see sõna kordus ikka. Ma ei tea, miks see on ainuke asi, mis mulle eesti keele tundidest meelde on jäänud, et nagu ära sõnu korda, siis mulle meeldib räigelt sõnasi korrata ja siis ma ei tea, naljakas on ise ennast kuulda mõnikord, kui sa räägid. Henrik, ära ütle midagi praegu, sa oled ajakirjanik, nii et jah. Aga siis mis ma tahtsin öelda, ma juba ise unustan endale ära, on ju. Et jah, see järgmisest nädalast on meil siis ikka ainult üks episood nädalas reedeti, sest et mänge pole ka enam nii palju ja palju meil ikka siin latrata mingi mõtetest asjadest. Okei.
oleks, aga niimoodi on efektiivsem, ütleme niimoodi, sest te saate parema ülevaatega ja parema content'iga. Ja siis see hooaeg on lõppemas. 7 mängu veel alles on ju NFL-is ja siis see kulmineerub 8. veebruaril Eesti aja järgi 9. veebruari varahommikul siis Superbowliga ja siis nagu kui te juba ei tea, siis nüüd saate teada, et me teeme siis Tartus ja Tallinnas Olibeti spordibaarides siis 2 Superbowli watchpartit. Praeguse seisuga meil juba asjad susisevad, väga mingid auhinnad lähevad loosi, koha peal huvitavad söögid, joogid on olemas, päris hea seltskond on olemas ja esimene asi, mis te saate juba teha, te saate lauad endale broneerida, kui te tahate, et siis helistage, Tartus sa pead helistama, Tallinnas saab ka helistamisega, aga neil on ka kodulehel olemas platvorm, aga lihtsalt see kellaajaliselt, seal on see kõige hilisem aeg, mis ajaks sa saad lauda broneerida on kell 10, lihtsalt pange see aeg ja sinna kommentaariumisse pange siis kirja, et Superbowlile tulete, et siis on okei, nad saavad aru sellest ja kui sa oled üksi või siis kahekesi ütleme nii ja sa tahad meiega ühte lauda ühineda, siis see Heinekeni laud Tallinnas on meie oma nagu ikka, siis andke meile teada, siis me saame sinna ka kohti broneerida, et siin mõned kohad on juba kinni pandud ka meie nii-öelda VIP kuulajate poolt on ju. Jah, nüüd saame kõik intro tehtud, polnudki väga palju, et siis enne kui NFL juurde lähme, räägime kiiresti college footballis ka, et ma ei tea ausalt öeldes, mis sa arvad, kui paljud eestlased tegelikult, kas meil on Eestis mõni siuke vend, kes ainult college footballi jälgib ja mitte jälgi NFL-i, mis sa arvad? Ma arvan, et üks selline vend ikka on, ma arvan, et keegi käis kunagi USA's ülikoolis, sai selle pisikendale külge ja ma arvan, et see on väga tõenäoline olla, aga ma ei ole küll ise nagu kohanud sellist inimest, kes ainult college footballi jälgiks. Jah, aga USA's on räigelt, nagu see ei ole üldse nagu eriti Ohio's, kus juures oli väga, kui 2 NFL-i meeskonda, aga college football, see on Ohio State muidugi ka, et see college football on nagu suurem. Aga kuna finaal on ja seal mängivad suured nimed ka, kellest me räägime nüüd sel kevadel päris palju ka, et siis vaatame korra üle, et nagu varasemalt juba öeldud, siis college footballi finaal on siis teisipäeva varahommikul kell 1:30 Eesti aja järgi ja vastamisi lähevad siis Indiana ja Miami Hurricanes. Indiana Hoosiers ja Miami Hurricanes siis. Indiana oli eile veel 7,5 punktilised favoriidid, Miami mängib kodus, aga see ei ole sellepärast, et nad on nagu koduväljaku eelis, vaid see on lihtsalt nagu valitaks nagu Superbowlile ka vaata, see oli see kokkusattumus. Ja aga tänu sellele piletid on päris kirved, eilse seisuga oli veel $3,300 oli kõige odavam pilet, see oli kõige kõrgemal tasemel, ehk siis me räägime Superbowli piletite hindadest ja noh, Indiana pole kunagi võitnud National Championshipi, Miami Hurricanes võitis viimati 2001 aasta ja 80ndate keskpaigast kuni 90ndate alguseni olid nagu absoluutne powerhouse Miami Hurricanes, siis 90ndate olid natuke aeglasemad ja siis 2000ndate alguses see 2001 aasta Miami Hurricanesi meeskond, seal oli vist üle 30 NFL-i mängija, kui ma eksi ja see oli läbi aegade üks parimaid college footballi meeskondi. Nagu see on stacked, sarnane nagu see 2019 Joe Burrow LSU näiteks, aga minu meelest Indiana võib-olla ei lähe sinna nagu puhtalt talendi pärast, aga Indiana meeskonnana, Henrik, on minu meelest, ta võib lõpuks seal läbi aegade üks parimaid meeskondi üldse olla ju kolledži ajaloos ju. Jaa, kindlasti võib olla, et 16 võitu 0 kaotust ja põhimõtteliselt ülikooli ongi esimene suur võit, et ma vaatasin statse ka Indiana kohta, et kuni selle aastani on ühtegi bowl game isegi võitnud nagu 91. aastast, 35 aastat täiesti uskumatu on ja polnud isegi ühtegi 10-win seasonit kuni eelmise aastani siis, kui nad said selle lõpuks kätte on. Et nad on ikkagi täiesti nagu põhjast välja tulnud ja ma arvan, et kui nad selle tiitli nüüd saavad, eriti kui see mäng peaks nagu ülejooks olema, siis nad kindlasti lähevad sellise nagu legendaarse meeskonnana ajalukku samamoodi nagu Burrow LSU tiim või see sama Miami tiim, kellest rääkisid. Et kas nad on nagu kõige talendikam, kõige tugevam, kõige võimsam tiim, ma ei tea, selle kohta on natuke raske nagu öelda, kindlasti väga legendaarne seltskond. Jah, need on 15-0 ja kuna nüüd on playoffid vaata pikemaks tehtud, siis kui nad võidavad, nad oleks 16-0 on ja mis oleks siis, kui ma õieti mälet mingi 1892 aastast kõige rohkem võites college footballi, et keegi kunagi, mingi Yale läks mingi kunagi 16-0, ma ei tea, mismoodi nad siis sellel ajal 16 mängu mängisid, aga see ajast on ju, kes teab, mis siis juhtus. Aga Miami on ju kodus, Miami ei ole ka ju halb meeskond sellest, nad väärivad siin olla ju finaalis. Ma usun küll, Miami'l on tegelikult päris
nimekad mängijad seal, et ma üritasingi nagu natuke otsida, et mis võiks see Miami mingisugune X-faktor võiduks olla. Ja 2 asja nagu kerkisid esile, üks on see, et Beck peab siis nende quarterback peab puhta mängu tegema. Ei saa hakata mingeid vigu tegema, et peab nagu võimalikult korrektne olema, samamoodi nagu Mendoza mängib teisel pool, on ju. Ja siis eraldi tahaks välja tuua ka Akeem Mesidori ja Ruben Bain Jr., kes on siis 2 D-linemani. Miami D-line on üldse päris hoos olnud play-offis, 2 mänguga 12 säkki ja nii palju, kui ma erinevaid eelvaateid lugesin, siis tunduski, et see D-line on nagu mängu võti, et kui Miami suudab Mendozat survestada, et siis neil on oluliselt suuremad võidušansid. Ja eraldi veel nägin ka seda, et Miami see ründeliin on sentimeetrite ja kilogrammide poolest ikkagi üks suurimaid, keda Indiana on sel ajal näinud. Nii kunagi ei tea, et Indianal endal on ka kõva kaitse, aga kui nii suur sats tuleb vastu, et kas nad suudavad siis sama domineerivad olla, kui nad on just viimastes mängudes olnud play-offis. Ja, et nagu see on see eelmine episood, kus sa just mainisin, vaata, nad on undersizitud näiteks kaitseliin on ju Miami, Indiana kaitseliin, aga just nüüd ongi huvitav näha, sest kolledžis ta ikkagi mängib rolli tegelikult suurus ka päris palju, et nagu see mängid ei ole nii tehnilised ja nii tugevad veel vaata, et nagu NFL-is mingid Aaron Donaldid saavad isegi domineerida omas 2 korda suuremate vendade vastu on ju. Et aga just nägin Ott Eeriku meeskond by the way nagu ILF-is sainis 2 meetri pikkuse 150 kilo ründeliini mängi nagu. Euroopas liiguvad siuksed ringi nagu, what on nagu crazy nagu. Et ma ise ka neid väljakul näinud, päris huvitav on. Aga see on jah, see on minu meelest nende võti ka, sest Miami kaitseliin on väga hea. Jason Taylor on nende, NFL Hall of Famer on nende kaitseliini coach ka on ja. Ja aga Tony ja siuksed poisid vaata ründes peavad ka play'si tegema, et nagu see on üks asi ka, mis aitab kindlasti kaasa. Aga nii palju, kui ma olen vaadanud kõike prediction'id, siis ikka see, et Indiana on 7,5 punktised favoriidid, see igal pool on pigem 7 või rohkem punniga võideta, ennustatakse on jah. Keegi ei taha öelda, et nad arvavad, et Miami võidab, aga minu meelest see on natuke ohtlik ka, et kui kõik ütlevad, et üks tiim võidab, siis järsku Miami peakski ära tegema, et no ma ei tea, ma arvan, et see tuleb tasavägine mäng, ma ei usu, et see Indiana nagu jookseb eest ära alguses ja mäng läheb nagu blowoutiks, aga ma ikkagi ise kaldun ka arvama, et Indiana võtab selle mängu ära. Ja ausalt, ma tahaks seda, see story oleks pinge vaata ka ja üpris kindlalt Mendoza on, isegi mis siin juhtub, Mendoza on number 1 pikk, eriti nüüd vaata, nüüd võime seda ka Dante Moore siis, kes peaks olema number 2 quarterback see aasta NFL-i draftis, Oregoni quarterback, kes just siis eelmine nädal kaotas Indianale poolfinaalis, siis ta ütles, et ta läheb tagasi kolledžisse. Mis sa muidu arvad sellest, vaata nüüd tänapäeval see kolledži football on nii palju muutunud see viimase 5 aastaga, see NIL-i deal, mis on siis lihtlavaselt võib öelda niimoodi, et kolledži mängijatele võib maksta nüüd raha vaata ja nad teenivad juba miljonid. Arch Manning oli väidetavalt kõige suurema lepinguga mängija ülikooli jalkas eelmine aasta 6,8 miljonit aastas, mis on nagu see on nagu legit money ju. Mis sa arvad Dante Moore'i otsusest? Ma arvan, et see on natuke nagu positsiooni spetsiifiline, et quarterback on selles mõttes hea näide, et oletame, et hooaeg saab läbi, quarterback uurib agendi või kellegi kaudu, et mis tema see projected round võiks olla, öeldakse, ma ei tea, oled 1-2 esimese teise raundi piiri peal, on ju. Ja siis sulle antakse nagu kolledžis, antakse rahapatakas kätte, öeldakse, tule 1 hooajaks veel. Ma arvan, et nüüd me näeme üha rohkem seda, et mängijad ütlevad, davai, ma tulengi, ma mängin veel 1 hooaja ja proovin järgmine aasta. Ja kunagi pigem vist oli niimoodi, kui sa olid selline esimese teise ringi vahel, siis pigem mängijad mõtlesid, et ei, ma ikkagi tulen varem, ma olen noorem, ma saan kevade jooksul tõestada enne drafti, et ma kuulun NFL-i, et mul on kõik need oskused ja omadused olemas. Aga ma arvan, et nüüd, kui need rahapatakad on seal samas olemas, et siis on palju lihtsam mängijatel otsustada, et ei, et ma teen selle 4. aasta, selle senior season'i teen ka ära. Või siis 5. või siis 6. nagu Chambers on ju Ole Missi quarterback, kes tahab siis saada 6. aastat, see on teine rabbit hole nendest reeglitest, eks me räägime neist võib-olla kevadel rohkem, kui meil on aega ka. Aga jah, see on huvitav jah, sest üldjuhul tegelikult sa ei võida sellega, aga Dante Moore potentsiaalselt oleks number 2 pikk, mis sest, et Jetsil on quarterbacki vaja ja ma arvan, minu arust on parem kui Ty Simpson, Alabama quarterback, kes siis tuleb drafti nüüd on ja, aga kuna tal on juba praegu, vaata, sul on kindlus olemas, sa saad nagu life changing money college'is, sest eelmine aasta ta sai 2,3 miljonit, see aasta nüüd tuleval aastal ma eeldan, ta saab mingi 5 ümber vähemalt, kui mitte isegi rohkem on ju, sest et ta on tõesti väga-väga hea seal Oregonis. Siis, või oota, kas ta läheb üldse Oregoni või?
Vot seda ma ei olegi kindel, sest ma nägin, et ta tuleb nagu tagasi, aga ma ei näinud, et ta oleks nagu kuskil kindlalt öeldud, et ta tuleb Oregoni tagasi. Jaa, sest et ma just taipasin, kas keegi ei läinud Oregoni? Quarterback läks sinna, Raiola vist. Jah, ma mõtlengi. Kurat, see on ka huvitav. Kuhu iganes ta läheb, ta saab päris hea bagi, ütleme nii selles suhtes. Et see annab talle võib-olla ta vaatas reaalselt Jetsi olukorda, ma ei taha minna Jetsi. Võib-olla tõesti, nagu reaalselt ja nüüd tänu sellele rahale on sul see väike võimalus. Kokkuvõttes sa tegelikult ei võida, lihtsalt seal on see, et NFL-is üldjuhul esimene leping ei ole see, mis raha teenib. Teine leping on see ja põhimõtteliselt, kui sa jääd lisa-aastaga ülikooli, siis sa põhimõtteliselt lükkad 1 aasta kaugemale selle teise lepingu, on ja. Aga ta on 20 alles minu meelest ka, et nagu tal on nagu, sul on vanus piisavalt, et see ära teha. Ma saan aru, miks ta selle lükke tegi, on ja. Aga see oli siis college football, on ja. Lähme siis NFL-i juurde ja ma ei tea, minu arust ma kohati saan aru, miks ta selle lükka tegi, kohati ei saa sellest aru. Ehk siis alustame sellest uudisest, mis siis tuli kohe vahetult peale meie eelmist episoodi. Ehk siis Mike Tomlin oli siis 9. peatreener, kes siis astus, kas vallandati või astus tagasi sellel aastal. Ehk siis Steelersil on ka nüüd esimest korda aastast 2006 äkki või? On siis peatreeneri positsioon vaba, on ja. Ja tal oli pressikonverents ka, siis Art Rooney, Steelersi omanik ütles, ta oleks Tomlini tagasi toonud, et see ei olnud see situatsioon, et ta nii-öelda force'iti välja, nagu Tom Coughlin meil on ja siis kunagi mäletad, on ja, 15 aasta on ja. Mäletan väga hästi. Jah, et see ei olnud see situatsioon, et tundub lihtsalt, et Tomlin on veits põles läbi, väsis ära, seda ise ütles ka, et järgmine aasta ta coach'i on ja, et tal on vaja vaheaastat, et kui üllatunud sa olid sellest? No ma pigem olin üllatunud, sest ma selles eelmises podcastis rääkisingi, et ma arvan, et Tomlin tuleb tagasi. Jah, et ma ei arvanud, et teda vallandatakse, aga see oli tõesti üllatav, et ise otsustas aja maha võtta nii-öelda. Ja oleme näinud mingid kuulukaid, et läheb telekas, ilmselt hakkab mingiks nii-öelda kommentaatoriks või analystiks on ju. Ma arvan, et ta saaks sellega kindlasti väga hästi hakkama. Aga mis puudutab Pittsburghi ennast, siis see on kindlasti väga huvitav, mis stiilis nad lähevad. Sest 3 coach'i ainult 5 aasta jooksul olnud, on ju. Nad on alati palganud coach'id, kes on olnud oma 30-ndateseks. Ja esimest korda ka vist peatreenerid ju. Just, ja kõik need coach'id on olnud defensive coach'id ka, aga eile vist juba esimene nimi kerkis üles. Ma ei mäleta, et üks Ramsey assistant oli see nende passing game coordinator äkki või mingi vahva nimega oli mingi Nass Holler või midagi sellist. Nassmeier või? Ei, mitte Nassmeier, issand. Ühesõnaga oli üks Ramsey tegelane, et tema tundus nagu see esimene, kellel puhul nad siis, ma sain aru, tahavad intekat läbi viia. Ja ma arvan, et see on huvitav, et Pittsburgh otsustas, või vähemalt selle esimese variandi põhjal otsustas nii-öelda offensive venna poole minna, sest ma oleks arvanud, et nad proovivad ikkagi kedagi nagu nii-öelda kaitsespetsialisti tuua, nii nagu eelmised treenerid on olnud. Et mingit tweeti nägin ka Brian Floresi kohta. Ma kohe hakkasin mõtlema, et Brian Flores oleks, ta on seal Pittsburghis töötanud juba enne, tal on peatreeneri kogemus tegelikult olemas ja pigem sai edukalt hakkama, et seal oli kindlasti puudujääk, aga selles mõttes seal mingi katastroofiline läbikukkumine tema Miami aastad on ju. Ja jah, ma arvan, et saab kindlasti hästi huvitav olema, sest kõik teavad, et Pittsburghi vallandab peatreenerit ja ma arvan, et kes iganes läheb sinna, ta nõuab endale selle, et ta saab selle quarterbacki ja talle antakse vähemalt, ma ei tea, 3, 4, 5 aastat, et see tiim nagu enda nägu ehitada. Et ma arvan, kui tulebki selline offensive guy, siis vabalt võib juhtuda Pittsburghis selline väike nagu image'i muutus, et nad on alati on nagu kaitsest lähtuv tiim on ju, aga kui tuleb offensive guy, siis tõenäoliselt läheb see fookus ikkagi rünnaku peale. Ja Brian Floresega on huvitav see, et ma ei tea, kas sa tahad seda teha, siis on kui palju see tegelikult muutub? Identiteet ja see kultuur jääb väga sarnaseks, vaata, et mis ei tähenda, et see nagu halb asi on ka, või nagu see standard ja kõik asjad, see on nagu hea ka tegelikult, sest ta on, ütle, mis sa tahad, aga Steelers on olnud edukad ja nad ei ole tõesti play-off'is võitnud ja mis iganes põhjustel on ja siin viimased, mis oli 2016 aastast saadik või mis iganes on ja. Et see on siuke huvitav vaatenurk küll, et kumba pidi nad lähevad pigem ründaja või kaitsesuunatlusega on ja. Või siis võtavad, ja kas nad üldse võtavad esimese korra head coach'i jälle, nagu nad on teinud ajalooliselt, või siis võtavad siukse, kellel on varasem kogemus on ja, et see on kõik huvitavad olukorrad, aga üldiselt, kui sa vaatad meeskonna peale, quarterback on puudu, nagu sa ütlesid, on ja ega seal päris vana meeskonna, vaata Cam Haywardid ja siuksed, ma arvan, Cam Hayward on ka nüüd done.
et seal võib siuke kerget sorti rebuild tulla ka, mis on nagu noh, sa pead läbi minema sellest, aga noh, NFL-is tänapäeval, kui sa leiad õige quarterback'i ja õige coach'i nagu üldjuhul see rebuild ei pea olema väga pikk, vaata, et sa saad päris kiiresti selle ümber keerata ka, et see saab huvitav olema, aga Tomlin, kui ta ei tule kunagi tagasi coach ima enam, sest et tema eelkäija Bill Cowher on ja kes võitis ka Superbowli Steelersiga, läks samamoodi ära, ütles, et ma võtan aasta vabaks ja ei tulnud mitte kunagi enam tagasi. Ja siiamaani on CBS-is istub laua taga analüütik, päris okei analüütik, mulle meeldib, mis ta räägib, aga kahju on, ma natuke Kallastega rääkisin ka sellest, kui uudis välja tuli ka, et nagu kahju, et minu meelest NFL-is ei ole piisavalt häid coach'e ja kui me kaotame neid vähesed, kes on hea, Tomlin on hea, kui mitte nagu, ta Hall of Fame coach, ta läheb Hall of Fame'i üks hetk, siis nagu mingist hetkest on kahju neid raisata nagu televisiooni, kus nagu ma ei tea, olgem ausad nagu, kui suure erinevuse nad annavad, vaata tegelikult minu arust. Nagu analüütikuna vaata, et ma pigem näeks neid coach'ina, kuigi ma saan isiklikus kohas, ma arvan, me saame aru, et nagu need tunnid, mis sa töötad 19 aastat järjest, päris sõgedad nagu. Sama palka ja vähem töötunde. Ja good point ja palk on sama ja siis saad vähem pead töötama, on ju. Et see saab olema huvitav vaadata, kuidas Tomlinil läheb, aga mulle on alati Tomlin meeldinud, kuidas see mentaliteediga ja värki ka, et järgmine aasta, kuskil vabad kohad, ma arvan, ta on väga hot nimi, on ju. Ma juba nägin, et Tampa Bay tundub selline mingi loogiline destination, et kui Todd Bowlesil peaks nüüd veel üks halb hooaeg tulema, et Tomlin on Tampa Bay's isegi varasemalt töötanud ja tundub nagu siuke hea soe kliima, vaata, et ta ütles minu meelest. Kena veteran siuke viimased aastad, on ju. Täpselt, et ise ütles ka mingi intekas just hiljuti, et talle meeldib see soe kliima, et see on vist nagu midagi, mida tasub nagu jälgida, et ei usu, et ta kuhugi a la, ma ei tea, Buffalo'sse või sellisesse kohta läheks. Ta oli Minnesota kaitsekoordinaator, siis mu kaitseline coach college'is on ta vennaga, üks parimaid sõpru ja siis tal on 2006 aasta Minnesota kaitse, defensive playbook, vaata. Siis mingi aeg, enne kui ma ära tulin, siis ta õpetas mulle või paari asju, siis me käisime läbi selle playbooki. Päris huvitav vaadata nagu legit NFL playbooki nagu fulli ka vaata, kõik alguses peale install'ist kuni täitsa lõpuni. See oli päris huvitav siuke, et ma arvan, ta on väga hea coach, aga ta on veel parem kuradi CEO head coach minu meelest. Et see on nagu vinge väike nugget ka. Siis üks vallandamine juhtus ka, on ju, siis Eagles tegi ka oma lükk ära, et Kevin Patolo lasti lahti siis offensive koordinaatori rollist, mis on siis Jalen Hurtsil jälle uus offensive koordinaator, on ju, et neid ikka siin tuleb järjest ja see on üllatav, on ju, ja ma arvan, et keegi pidi olema see, kes sai vastu näppe sellega, et nende rünne on struggle'inud, kuigi see ei ole kindlasti ainult tema süü, aga noh, offensive koordinaator, kui selles positsioonis oled, siis see jääb sinu õlule. Et mis sa arvad siis, nüüd siis Howie Roseman peab selle uue OC leidma, mitte Siriani? No esiteks väga kahju Giantsi fännina, et Eagles otsustas sellise sammu teha. Teine asi, mis mulle jäi silma kuskilt kommentaariumist või mingist foorumist, kus ma lugesin, et see Patullo statements tema nagu lahkumise kohta, et see oli kuidagi sõnastatud niimoodi, et see on öeldud, et ta nagu organisatsioonist ära läheb. Ehk võib vabalt juhtuda see, et ta saab lihtsalt mingi teise rolli seal, aga ta lihtsalt ei ole enam see play caller. Aga noh, me enne põrgatasime. Ta on ju Sirianiga pikalt koos olnud ka, vaata, neil on nagu personal relationship. Ja. Ega ma arvangi ausalt öeldes, et tegelikult Sirianile öeldi suht otseselt, et kui sa temast lahti ei saa, siis me saame sinust lahti. Et Eagles on seda mõni aasta tagasi Doug Johnsoniga tegi täpselt samamoodi ja Johnson keeldus ja kaotas ise ka töö, nii et ma arvan, et Sirianile öeldi, et sinuga juhtub täpselt sama lugu, kui sa meid ei kuula. Aga me enne ka põrgatasime, kes need võimalikud nimed võiksid olla ja noh, ma olen näinud, et Brian Dable on üks, Mike McDaniel on teine, on ju. No, need oleksid päris korralikud avaldused, ütleme niimoodi. Ma arvan, et Brian Dable koos Jalen Hurtsiga, noh, samamoodi enne rääkisime, et neil on ühine ajalugu juba olemas, on ju. Täiesti nagu loogiline selline kooslus. Mike McDaniel, ma arvan, et oleks väga hea valik. Mulle nagu tundub, et ta on kuidagi nagu underrated. Sest nagu see, mis tegelikult Miami oli selle hooaja alguses ja see, kuidas Miami hooaja lõpetas, need olid ikkagi kaks erinevat tiimi ja minu meelest see ütles Mike McDanieli kui treeneri kohta rohkem kui peatreeneri, minu meelest. Kui peatreeneri kohta, kui nagu Miami mängijate kohta, et ma olen nagu, ma oleks natukene üllatunud, kui McDaniel tegelikult ei saa endale otse nagu järgmist head coaching kohta,
aga ma arvan, et kui ta tahab sellise nii-öelda vaheaasta või 2 teha kuskil OC-na, Philadelphia tundub nagu väga loogiline paika talle, kuhu minna. Ja ma arvan, Philadelphia läheb kellegi suure nime järgi ka, et nad võtab mingi Brian Johnsonit või sellist, vaata, et nagu üle aasta on olnud, Steichen oli, siis oli Brian Johnson, siis oli Kellen Moore, siis oli Patolo nüüd on ja nüüd tuleb siis, nüüd on siis kord, kus peab suur nimi olema, et siis mingi Table või keegi siuke on kindlasti nagu populaarne nimi, aga kui meil on Chargersi offensive koordinaatori koht vaba, Eaglesi, Lionsi ja Tampa Bay, eks need 4 meeskonda on ju, nendest, mis sinu kui sina oleks offensive koordinaator, absoluutne geenius, ründe geenius on ju, milline mees, mis sinu jaoks kõige ahvatlevam oleks nendest 4? Ma arvan, et kui vaadata puhtalt quarterbacki järgi, siis on Chargers, aga kui vaadata kogu rünnakut, ma arvan, et Lions. Sest Lionsil on ikkagi ründeliin paigas, neil on paari uut nägu sinna vaja see suvi tuua, aga neil on 3 receiverit, no ma panen Laporta ka siis sinna alla, on ju. Kes tuleb tagasi on ju vigastuselt. Täpselt, neil on Gibbs olemas, Montgomery vist läheb minema, mingid sellised jutud on, aga ma arvan, et nad toovad kellegi, draftist ilmselt toovad sinna asemele, on ju. Ja Isaac Tesla ka, on ju, minul on suured ootused talle järgmises suvajas. Et ma arvan, et jah, Lions on lihtsalt nagu põnevam kogu rünnakuna, aga Chargers quarterbacki põhjal ainult oleks kindlasti minu esivalik. Jah, ma sama asi nende 2 vahel ja Tampa Bay on nagu kõige kaugem nendest, sest Tampa Bay'l on veel see situatsioon ka, et potentsiaalselt on one and done. Et see on 2 otsaga asi, ründekoordinaatorina võib-olla see on, mõtled just selle moodi, äkki mul on võimalus siis peatreeneriks saada seal on ju, või siis on just see, et pigem aastaga meid lastakse lahti on ju, et see sul ei ole kindlust, et Dan Campbellil peaks okei olema, Chargersis on okei, Eaglesis võib-olla ka natukene seda õhku, kuigi ma arvan Eagles on, seal on liiga palju talenti, et see meeskond halb on nagu, et see, nad peavad Lane Johnsoni asenduse leidma ka, kusjuures võib-olla üks kõige väärtuslikum mängijad see aasta, Lane Johnson, sest kui ta ikka väljas oli, see ründeliini struggle'is ja ma imestaks, kui ta on ka teinud retirement'i minemas, vaata, tegelikult. jah, ma arvan, et sul on, sinu jutus on iva sellega ja siia juurde ka veel, ma ikkagi arvan, et AJ Brown on järgmisel hooajal mõne teise tiimi vormis, et kui sa oled OC, sa pead natukene selle kohta ka ikkagi uurima, et mis AJ Brownist saab. Täpselt, ja kui palju sa tema eest tagasi saad, mingi drafti piki sa saad, aga midagi väga head ei saad, sest ta leping on nii suur, vaata, et see ei aita kaasa, on ju. Aga noh, rääkides lepingutest, siis võib-olla pisit 5 aasta tagune quarterbacki leping umbes läks John Harbaugh'le, kes tuleb siis Giantsi peatreeneriks, et siis räägime veits Giantsist, on ju. Et väidetavalt on 5 aastast 100 miljonit, eks 20 miljonit aastas, mis on nagu täiesti söge number tegelikult ja 5 aasta pikkune leping on okei, sest on 63 äkki või, see on 60 alguses, et see on okei, et see 5 aastat võib ära teha, aga ma ei tea, Hendrik, ma arvan, et sa nõustud, anna mulle 1 hea aasta või siis anna mulle 2 head aastat järjest, millal see viimati juhtus, vaata, nagu, et ma olen jumala rahul juba, on ju, aga selle uudisega on, sellest saadik, kui ta vallandati, on ju, et see Giants on olnud põhimeeskond, kes on nagu taga kokku pandud, aga nüüd see on mitte täiesti ametlik, aga jah, see on ametlik, ütleme nii, siis mis su esimene reaktsioon oli sellele? See, et äkki Giants saab lõpuks novembris-detsembris mängida mänge, millel on mingi tähendus. See on see, kuhu mina olen jõudnud oma soovidega. Et lihtsalt oleks pärast Halloweeni ka nagu mingisugune pinge Giantsi mängudel juures. Et ma usun, et Giants, ma saan aru, ma kõlan nagu väga Homer siin, on ju, aga ma arvan, et Giants on heas positsioonis, et teha kiire tõus ja miks mitte nagu järgmine aasta olla väga edukas kas või playoff konkurentsis, eriti kui sa saad John Harbaugh, eriti kui sa saad, ma nägin, et isegi Giants omanikud lubasid eraldi rahakoti avada ka tema coaching staffi jaoks, ehk siis tõenäoliselt on oodata sellist tummisemat coaching staffi ka ja ma usun, et ikkagi see 8-9 võitu, see võiks nagu see miinimum olla esimese aasta peale. Et ei pea tingimata play-off isegi jõudma, aga peab nagu sellele uksele koputama nii-öelda. Eriti selles divisionis ka, kus see tegelikult on ju nagu Cowboys, seal ei ole ka siuke dominatsioon, Eaglesil, me ei tea, vaata, mis nüüd on toimus, Eaglesiga samamoodi just rääkisime, on ju, ja Commanders on samas kohas nagu Giants tegelikult, vaata, nagu aga siin on muidugi Giantsil on talenti on päris palju paberil ja see on ka põhjus, miks tundub, et Joe Shane ikkagi jääb alles ja Joe Shane ju, mis see report oli, et Giantsi GM siis, et ta on nõus andma nagu Harbaugh'le siis võimu nagu viimase rosteri ülesehituse juures on ju vist
see oli see report on ju. No ma lugesin selles sõnastuses rohkem välja seda, et põhimõtteliselt kui Harbaugh tahab mingit kindlat mängijat, siis Sean hogib talle selle. Et no ma arvan, et see on enam-vähem sarnane, mis oli Table'iga, et Table tahtis Darti ja Sean tõi talle Darti, et ma arvan, et see oli ka nagu mingi näide, mida ta ilmselt nagu ise välja tõi Harbaugh'le nagu sellise mingisuguse pitch'ina, et kui sul on keegi, keda sa tõesti tahad draftis, free agent, siis mis iganes, et anna nendest kõik, et selle venna siia tuua. Okei, ja mis tundub ka loogiline connection, sest minu arust head coach'il ei peaks olema kõik absoluutne final decision roster'i peale ka, sest et ta näeb seda meeskonda natuke teistmoodi ja tal on liiga palju asju teha, minu arust ta ei saa teha kõiki viimaseid otsuseid nagu see peab olema nagu kooslus, et nagu, sest et skaudid on ka põhjusega seal, just nad skaudivad ja nii edasi, et mul ka, vaata ausalt öeldes nagu, kui siin oktoobris või millal Table lahti lasti, vaata mul oli juba, et fucking Big Mike McCartney oleks okei, sest et nagu toome selle põrand ülesse nagu. Aga John Harbaugh on parem kui Big Mike minu arust. Ma oleks Stefanskiga ka rahul olnud. Nagu Stefanski tundub ka nagu hea coach olevat, aga nagu Harbaugh, nagu, kusjuures Harbaugh on ju all time 10 vist winning percentage'i poolt, vähemalt 100 mängu. Ei, 50 mängu, vähemalt 50 võitu, mis on päris palju Tomlin oli vist 19. Nagu Harbaugh on nagu, kõrgused on paremad olnud kui need low punktid on ju. Aga minu meelest ka, mulle meeldib see, et ta on nagu CEO coach, vaata. Et ta ei ole nagu offensive või kaitsekoordinaatori suunatusega aga noh, siis on tähtis saada head koordinaatorid. Todd Monken tuleb siis Giants'is offensive koordinaatoriks. See on see rumor praegu, suht kindlalt peaks olema. Ja seal on James Winstoniga on tal connection, Todd Monken oli James Winstoni offensive koordinaator Tampa Bay's ja mida Monken tegi enne seda viimase 2 aastat Lamariga, põhimõtteliselt 2 MVP hooaega ja Tardil on samamoodi jalad all, mitte siuksed jalad nagu Lamaril, aga ikkagi liikuv ja jooksev quarterback, et minu meelest on see hea fit ka ja mulle meeldib, see on natuke vertikaalsem passing game ka, et mulle see meeldib ja meil on nagu Neighbors on päris hea, aga meil siin receiving koha peal on niikuinii abi vaja, et ma olen sinuga selles suhtes nõus, et sinna 500 ümber me peaks automaatselt olema kohe, sest selles meeskonnas on liiga palju talenti ja need noored mehed on võtnud samm edasi. Muidugi kui Tart võtab sammu tagasi on kellatäina, aga ma eeldaks, et ta peaks okei olema, et mis ta kõik on näidanud selle aastaga ka on ju. Aga kaitsekoordinaatori koha pealt toome vingi tagasi või, millest arutasime ka seda on ju. No see oleks üks variant kindlasti, aga ma ei tea, isiklikult pigem vist ei soovi. Ma olen alati pigem seda usku olnud, et kui sa nagu teisele ringile tood kellegi, et tavaliselt see ei toimi. Et no okei, Broncos sel aastal tõestas Van Josephiga, et tegelikult on võimalik tuua tagasi ja noh, vana suhe nii-öelda uus leek leida selles on ju. Aga ma arvan, et pigem Giantsi puhul võiks proovida nagu kedagi nooremat ikkagi, et kellegi on veits värskem. Pilt nii-öelda NFL-i mängust on ju, NFL-i rünnakutest, et mitte, et Martindale'ile üldse nagu kuidagi halvaga öelda, aga ma arvan, et kui vaadata seda pikema plaani, siis piisab sellest, kui peatreener on 63, mitte et kõik tema koordinaatorid on ka 63 on ju. Täpselt ja mingil on väga spetsiifiline kaitse ka vaata, et nagu mulle ei meeldi see, et nagu kui sa tood nagu Davante Banks on ju, et nagu kui sa tood ühe mängija sisse, kes sobib sinna skeemi, ei pruugida ilmtingimata sobida üle suurem osa teistesse skeemidesse, et see ta pingil on väga spetsiaalne tegelikult kaitseskeem ka. Et aga jah, siin eks me järgmine episood saame täpsemalt rääkida ka sest et pressikonverents väidetavalt on järgmisel nädalal millalgi ametlikult ja siis kuuleb sealt ka päris palju, et siis esimene domino langes, et nüüd on siis 8 kohta veel vabad, et see on huvitav vaadata, kuhu järgmised peatreenerid lähevad, sest et noh, mingid peatreenerid arvatavasti mängivad Superbowli ka vaata, et siis me näeme, noh, aga seda me teame kõik. Me kõik teadsime, kui Steichen ja kes see kaitsekoordinaator oli, Cannon on ju, me kõik teadsime, et Cardinals ja Colts ootavad neid 2, et neil ametlikult polnud vaata veel ju peatreenerid selleks hetkeks on ju. Aga siis Matt Ryan ka muidu, ma unustasin seda mainida eelmine nädal, aga Matt Ryan siis legendaarne Falconsi quarterback, ta läheb siis Falconsisse kui president of football operations, mis iganes see tiitel on ju täpselt on, siis tema ülesanne Falconsile leida uus GM ja head coach, mis on, ja ta pressikas oli ka näljaks, et nagu mina otsin ainult GM-i ja head coach'i ja siis nemad coach'ivad ja ehitavad mees, mina ei tee seda, mis on nagu aus, vähemalt ütles otse välja, et mis sa sellest lükkest arvad muidu Atlanta poolt? No see on siuke väga boomer bust lüke, et mul esimene nagu mõte, mis mul tekkis, kui ma seda nägin, oli see, et John Lynch läks umbes 10 aastat tagasi San Fran'i ka. No, suhteliselt nagu ei kuskilt tuli ja tegelikult... See on muidu telekast ju. No jah, aga selles mõttes, et ikkagi, et
noh, valdkonna väliselt, et ta ei olnud juba kuskil office'is tööl nii-öelda. Et ma kuidagi nagu samastusin, mul nagu mõte jooksis sinna ja ma mõtlesingi, et okei, et ütles ise välja, et ta ei hakka seda nagu tiimi nagu ehitama, et ta lihtsalt valib need otsustajad. Selles mõttes on väga hea, et ta nagu saab väga selgelt aru, mis tema nagu ülesanne on ja ta teab täpselt nagu neid piire ka, et ei ole mõtet nagu hakata ise nagu liiga detailselt sisse minema. Nüüd ongi nagu see, et kuna Falcons oli ka selles Harbaugh nii-öelda tahtis tema allkirja saada, aga ei saanud, siis kes on nende järgmine valik ja ma arvan, et see on selline olukord rohkem, kus pigem valitakse coach enne ja siis GM. Mulle tundub kuidagi see nagu loogilisem, eriti arvestades Matt Ryan enda tausta ka. Ja kuna ta on mängija, siis ma arvan, et tema pigem tahaks nagu selle treeneriga selle õige klapi leida see õige treener ja siis temaga kahekesi valida see GM, kes aitab siis nagu seda tiimi ehitada. Ma pigem kaldun arvama, et see on see nagu plaan neil seal. Sest jaa, see on hea point, sest et vaata tihtipeale on tavaliselt see, et omanik võtab GM enne, sest et GM võtab head coach'i, aga sul on juba olemas see roll tegelikult vaata. Et nagu see on hea point ja kas ma korra vaatan, kas Mike McDaniel ei olnud taaga koos Atlantas või? Oli küll jah, see 2016 aasta oli Mike McDaniel 2 offensive assistant 2 aastat, et seal on connection olemas, huvitav fit, eriti see, Bijan, fantasy Bijan oleks väga hea kui sa Mike McDanieli ründesse saada ju Bijani, kohe me räägime Falconsist ja Bijanist ka, et kui me jõuame All Pro meeskondade juurde, siis üks retirement ka, et siin järgnema Q2 jooksul, ma arvan, tuleb päris palju sükest mitte võib-olla palju, aga mõningad suured nimed, kes siis lõpetavad oma karjäärid ära ja siis eile tuli välja, et Adam Thielen siis lõpetas ka, me kõik teadsime, et ta lõpetab, aga nüüd on siis ametlikult, et vinge lugu, Minnesotas kasvanud üles, käis Minnesotas ülikoolis ja oli Minnesotas, sai põhimõtteliselt ostis oma tee NFL-i $250 eest ja siis undrafted rookie free agentsina sai siis Minnesota meeskonda, siis ehitas ennast seal üles ja Stefan Diggs'i kõrval, see duo oli mitu aastat väga-väga hea ja kurat, lõppude lõpuks poiss teenis peaaegu 90 miljonit oma karjääri jooksul ka, et nagu üks second team all pro, 2 korda pro poolil käinud, väga hea mängija, et nagu müts maha, et väga mingi karjäär, et mis sul kõige rohkem taga meelde jääb? Ma arvan, et see sama dünaamiline duo Stefan Diggs'iga ikkagi, et kui isegi enne kui Kirk sinna jõudis ju, nemad kahekesi aitasid Sam Bradford ja Case Keenumit vee peal hoida ja pärast seda ka ikkagi pikka aeg, et noh, suur osa sellest ikkagi, miks Minnesota oli nagu vähemalt rünnakul väga-väga consistent mitu hooaega järjest ja väga lahe, et kodulinna poiss sai enda lemmiktiimi eest, ma eeldan, et Vikings oli tema lemmiktiim, kui ta Minnesotas üles kasvas, sai oma lemmiktiimi eest mängida, teenis 90 milli, käis pro bowler, sai all pro, kõik tunnustused olemas ja noh, natuke kurb, et see Steelersiga või noh, see viimane hooaeg üldse nagu läks niimoodi, aga lõppkokkuvõttes ma ei usu, et peale selle, et ta Super Bowli ei võitnud, tal on midagi nagu, mille üle nuriseda enda karjäärile tagasi vaadates. Oleks võid korda sullem olnud, eriti kui sa põhimõtteliselt ostsid endale selle tryout'i NFL-il üldse, et nagu selles kohas tulla multimiljonäriks on väga vinge, et see lahe lugu. Aga siis üks lahe asi veel, või ma ei tea, meie jaoks võib-olla nii lahe ei ole, aga jah, playoff bracket'i challenge on ka meil on ju käimas ja meie teist aastat siis, teist korda siis selle aja jooksul, kui me oleme neid teinud, minu meelest iga aasta vist isegi esimesel aastal tegime playoff bracket'it, ma ei mäleta praegu. Meil on 4 inimest, kellel on ideaalne playoff bracket ja me kenasti ütlesime enne playoffe ka, et see aasta on nii keeruline, nii keegi peale esimest raundi ei ole eluski, meil on 4 tükki nüüd elus, fuck sakes et siis meil on veel 4 inimest, kellel on võimalik võita peaauhind ja sul on üks valesti, on ju? Ma vaatasin just praegu. Mul oli 49ers Eagles läks valesti. Okay. Mis päris paljudel rikkus see ära. Oleks see ka juhtunud, siis oleks meil päris palju neid olnud. Kusjuures ma mõtlesin, et kui Eagles oleks selle mängu võitnud, kas siis oleks neid perfect bracket'id praegu rohkem? Ilmselt oleks. Ja üle 10 oleks. Üle 10, see oleks veel hulle et ei tegelikult see on väga vinge, et see on lahe, kui keegi teeb, et siis Erkimäe, Jaanus, meie Ott ja siis Sten on siis esimesed 4 tükki, kellel on siis kõik 6 tükki said õieti ja siis mitu tükki on veel siin, kes on siis 5-ga, aga kui ideaalse bracket'id ei tule, siis tulevad punkti arvustuste järgi ja meil on siin päris paljudel tegelikult, kui sul on 5 võitu, sul on ikka väga hea võimalus võita siis kogu turniir.
et siin on väga palju erinevaid võitjaid on finaali valitud ka, et see siin on wide open, mis on väga-väga vinge on ju. Ja siis oli bussis ka, et nii palju, et me teeme laupäeval on 2 mängu on pühapäeval, siis laupäevaks teeme 2 oli boost'i, 3 tükki teeme siis pühapäevaks, aga me teeme need homme alles ära, sest et me ootame selle viimase injury report'i ka täna ära ja need rohkem proppe oleks värki, et siis olipet.ee kodulehel leiate vasakus nurgas on siis oli boost'id ja seal kõik NFL oli boost'id on meie tehtud ja kui te kasutate neid, et teha need viimased laupäevad ja pühapäevad vingemaks, siis sellega aitate ka podcast'i kaasa, et need leiate siis sealt ja need tulevad siis reede pärastlõunal tulevad üles sinna. Siis enne kui me läheme NFL-i play-off'i juurde, siis vaatame korra All Pro meeskonnad, et ma ei hakka neid ükshaaval ette lugema, et siin on nimed, näiteks quarterback'id on ju, Matthew Stafford ja Drake May. No surprise, Stafford on number 1, Drake May on number 2, ehk siis põhimõtteliselt ütleb, et Stafford on MVP on ju. et siin ei ole väga üllatusi, aga ja noh, receiver, meil on Puka, Jackson Smith, Njigba ja Jamar Chase on ju, top first team receiver, mitte mingeid üllatusi on ju. Aga kui me vaatame selle terve listi peale, Henrik, mis sulle esimese asjana silma jäi? Mis siin nagu imelik oli või nagu huvitavat või mingit sinu jaoks? No, ma panin paar asja kirja, nii et ma siis võtan selle nimekirja ruttu läbi, et kõigepealt need unanimous mängijad, kes valiti kõikide nende ajakirjanike poolt, olidki Puka, JSN ja Garrett. Tundub täiesti loogiline, seal 3 venda, kel olid eluhooajad igati teenitud. Siis vaatasin, et enim mängijaid oli Broncosist, kellel oli 6 mängijat, Seahawksil oli 5 ja siis oli Falconsil 5, mis minu jaoks tekitas väga-väga suurt küsimust, et tiim, kes oli detsembri alguses 4 võiduga, neil on järsku 5 All Pro mängijat. Et okei, üks nendest on Bijan, kes sai 2 tükki, aga juba see tekitas tegelikult küsimus, et kui ta juba ühe korra valiti running back'ina, miks ta siis sellel, mis see on flex või mis see positsiooni nimi? All purpose, see on uus positsioon see aasta jah? All purpose, et tundus nagu kuidagi kummaline, et nagu premeerida teda nagu 2 korda. Mul tegelikult oli Khalil Mackiga mõned aastad tagasi täpselt sama, et minu meelest see on natuke kummaline, et sa saad 2 erinevale positsioonile ühte mängijat panna. Ja minu meelest öeldi peale seda, et rohkem seda ei juhtu, aga nüüd jälle juhtus. Et ma ei tea, mis iganes loophole'id siin oli, aga muidu seoses siin on hea punkt, mis ma just mõtlesin, kuna need on väga sama, kas ei olegi tegelikult samad inimesed, kes auhinnad ennustavad ka või? MVP-d ja kõik need või? Peaks olema küll, jah. Minu meelest on see sama AP on ju, Associated Press, kui Puka ja JSN olid anonymous. JSN oli hooaja alguses offensive player of the year, aga Puka, see kuidas ta lõpetas ja kuidas lõpuks oli 50 jaardi oli vist jaardide vahe on ju, Puka oli catch'is esimene NFL-is on ju. Need 2 vist tunduvad, lähevad sinna offensive player'i juurde on ju, välja, lõpuks finalistid. Jaa, kindlasti, et kui hooaja alguses võib-olla tundus, et Jonathan Taylor võib ka selles mängus ja ma ei tea, James Cook ka näiteks on ju, sest tegelikult Puka ja JSN läksid ikka nii pika puuga eest ära, et noh, minul ausalt öeldes sobivad mõlemad, et vahet ei ole, kumb sellest saab, ma arvan, et mõlemad on selle igati ära või välja teeninud ja ei ole nagu ühtegi sellist, ma ei tea, kriitikat öelda, et üks vend ei oleks pidanud saama või ma nagu ei näe argumenti, millega nagu teist meest nagu maha teha, kes siis ei võida seda auhinda. Jaa, tõsi, aga siis jah, see üks asi, mis mulle ka silma jäi, oli see, et nad tegid siis uue positsiooni nagu all purpose, aga see võib siis olla kas receiver, põhimõtteliselt nagu flex, kas see võib olla see receiver või running back, aga see aasta olid mõlemad running back'id, ehk siis Christian McCaffrey pandi sinna first team ja siis Bijan Robinson oli second team, kuigi Bijan oli first team running back ka, mis on siis huvitav kombinatsioon, siis Chris Olave, George Pickens oli receiver peal, second team all pro, see on nagu vinge, sest Olavel oli tõesti hea hooaeg, ta mängis Saintsis, keegi ei pannud tähele seda, aga ta mängis hästi, eriti veel arvestades neid concussion'i vigastusi, mis tal oli, on ju. Aga ründe poole pealt üks nimi, kellest me peame rääkima, võib-olla 2 nime, need tight endid. Trey McBride on, aina, first team all tight end. Ausalt pole isegi küsimust. Kõik, kes fantasy't on mänginud, te teate, et ta on domineerinud. Aga minu arust ta ei saa piisavalt nagu meedia käes seda attention'it. Et kui hea ta on viimased 2 aastat olnud tegelikult ju. Ta on nagu see on jabur, mis numbrid, nagu ajaloolised numbrid on ju pannud kokku 2 aastaga. Et mis sa arvad sellest Trey McBride'i lükkest sealt? Trey McBride igati teenis selle ära. Ma arvan, et temal on puhtalt lihtsalt see, et Arizona kuskil kõrbes peidus on ju ja Arizonal endal ei ole ka nagu head hooajad olnud viimastel aastatel. Mina nagu isiklikult ootasin, et Arizona teeb see aasta palju rohkem, kui nad tegid lõpuks on ju.
aga ma arvan, et nüüd, kui ta on, ta oli ikkagi ajalooline hooaeg, jääb selja taha nüüd ja ma arvan, et järgmise hooaja vaatest on ikkagi rohkem teadvustatakse, et tema on nagu see number 1, et võib-olla see aasta pandi liiga palju rõhku, ma ei tea, Marvin Harrison Jr.'ile või Kylerile hooaja alguses on ju, aga nüüd kõik teavad, et Trey on nende number 1 vend ja ma arvan, et isegi peatreeneri otsingul tema on see esimene nimi, kes tuuakse välja, kui räägitakse rosterist, et kuule vaata, meil on liiga parim tight end on ju. Aga see second tiimis on Kyle Pitts, mis sa sellest valikust arvad, sest minu meelest ta ei vääri seda kohta. Ei, minu arust ka sinna seda kohta ei vääri, aga ta teenib nii palju raha sellel off-season puhtalt sellepärast, et ta on second team all pro nagu. Ja kui sa rääkisid, et Falconsil 5 tükki, noh, see aasta ta on veel Falcons, ma arvan, ta on läinud, ta läheb kuskile, ta saab päris suure bag'i, aga okei, ma ei ole vaadanud nagu väga palju Falconsi mänge ka ja ma ei ole vaadanud nagu in depth, aga see tema efekt ei ole nii hea, kui siin on mõned teised, George Kittle'i efekt on olnud kordades parem näiteks on ju. Et siin on veel minu meelest tight end'e, kes on mängid paremini kui tema, aga kohati, aga samas, kui sa praegu mõtled, mulle tuleb kohe George Kittle ette nagu, sest ta on absoluutselt hea kuradi blokkija ka on ju, aga kes seal veel oleks tegelikult conversationis? Tegelikult ei ole ju väga palju, vaata. Vot, kui sa nüüd niimoodi küsid seda, siis tegelikult peale George Kittle'i nagu kedagi teist sellist nagu head kandidaate ei ole. Ma võtan korra listi ja receiving yard'i ristid ette vaatan korra, aga jah. Räägi. Travis Kelce'il oli decent hooaeg, aga teda nagu ilmselgelt all pro peale ei saa panna, et nagu nii head hooaega ka ei olnud, on ju. Võib-olla seal ongi selline väike nagu ülemineku periood selle positsioonil käimas, et need viimased vanad vennad nagu Kelce näiteks vaikselt hakkavad taanduma ja tulevadki uued näod asemele, et noh, ma arvan, kui näiteks Laporta oleks kogu hooaja mänginud, tõenäoliselt oleks saanud Dallas Goddard on mulle alati meeldinud, Eaglesi tight end. Ja Baltimore'il ka ju Mark Andrews tegelikult ja Brock Bowers pole isegi teda maininud, et noh, jälle see on aga vigane vaata. No täpselt, aga see on jälle siuke tiim, kes nagu potentsiaalsele peatreeneri kandidaadile ütleb, et vaata, meil on Brock Bowers, meil on liiga parim tight end ja nad saavad enda argumendi selle jaoks teha. Et võib-olla selle positsioonil on lihtsalt selline nagu hooaeg oli, et nagu need vanad vennad on tõesti nagu järsku vanaks jäänud ja noored ei ole veel nagu oma nagu kõige paremates aastates. Sest et ma loen ette sulle, mis on siis top 7 või tight endid, kes receiving yard'ides, esimene on Trey McBride, pika puuga on ja teine ongi Kyle Pitts, üllatav, 928 yardi, see on päris hea, 5 touchdowni ka, kolmas on Juwan Johnson, Saintsi boys, Saintsi tight end, kes converted receiver on ju ammu aega tagasi, mängis tegelikult väga hea hooaja, 4. oligi Travis Kelce, mis on väga üllatav tegelikult, olgem ausad, sest ta on ju igiliikur on ju, ja 5 on Tyler Warren. Kui Daniel Jones'i vigastust ei ole seal, tal on potentsiaali minna üle 1000 yardi ja nagu olla nagu see efekt, mis tal alguses oli, vaata. Aga nüüd me räägimegi noortest tight endidest, sul on Tyler Warren on ju 5, siis sul tuleb, Dalton Schultz, Hunter Henry on järgmised, need on veteranid, aga siis sul tuleb Harold Fanning Clevelandist, rookie on ja siis sul tuleb veel Colston Loveland kohe otsa, ka rookie ja Loveland ausatades viimased 6 aega pluss playoffid on nagu super olnud. Et sul on 3 potentsiaalset all pro tight endi siin tulemas. By the way on sarnane nagu O.J. Howard, David Njoku and Evan Ingram ja nendest ainult Njoku tegi lõppude lõpuks mingi normaalse on ja, aga Loveland, Warren ja Harold Fannin on kõik väga heal tasemel olnud, et see on mingi, et nagu tight endid tegelikult siin noori on tulemas küll peale, et Fantasy's ka ma sõitsin Fanniniga kuradi ma Dynasty liiga finaali kuradi ma välja, sest ta tegi päris hea mängu seal playoff'is ka, aga siis ründeliinis ma pean ära mainima minu boy Aaron Brewer, kelle Miami center siis sai second team all pro nagu vinge, sest et ta on räigelt vinge center ja see on lahe, et ta saab ka veits recognition'it, sest et suurem osa fänne ei teagi, kes ta on, et väga hea center. Kaitse poole pealt kiiresti võime siit läbi hüpata ka, et edge rusherid on mõlemad Texansi poisid, Will Anderson on first team ja Daniel Hunter on second team on ja väga väärivad, aga see vinged samast meeskonnast 2 tükki, et me näeme neid siin kohe ja siis first team defensive tackle Jeffrey Simmons sellest meeskonnast on üks mängija, aga noh, ma arvan, et kõik sellega nõusid. Jeffrey Simmons on ainuke asi, mille pärast pead muretsema Titansis on ju. Veits nagu Giantsil on Brian Burns ainukene vend. Jah, põhimõtteliselt küll. Aga kusjuures nendest ruttudes vahelised on need D-line vendadest üks nimi, kes nagu minu meelest ma nagu eeldasin, et ta saab oma tunnustuse sel aastal on Panthersi defensive tackle Derek Brown.
et ma arvasin tegelikult, et tema on nagu suht kindlalt all pros ja kui tiimid tulid välja, siis noh, tegelikult kui sa vaatad neid nimesid seal, neid interior linemen, ei saa öelda, et ükski vend ei vääriks seda kohta. Ja ma arvan, et tema lihtsalt oli see halb õnn, et oli 4 venda veel, kes tegid natukene parema hooaja. Aga nagu minu jaoks oli veits nagu selline nimi, keda oleks nagu oodanud seal nimekirjas. Ja siis lämme linebackeritest peab kõik ära ütlema, sest need on nimed, kes ei käi seal üldse tihti. Et minu meelest väärivad, et Jack Campbell, Detroiti linebacker ja Jordan Brooks, Miami linebacker. Jordan Brooks oli siis leading tackler NFL-is see aasta on siis first team linebackerid ja second teamis on siis Demi Lloyd Jacksonville'ist ja Ernest Jones Seattle'ist, mis on nagu Ernest Jones võib-olla see nimi ei jää silma, sest et see Seattle'i kaitse on nii stacked, aga need teised nimed kõik minu meelest on nagu suuremad nimed ka ja väärivad ka. Et vähemalt ei pandud sinna Roquan Smithi või kedagi sellist, nagu kes on nagu põhimõtteliselt nimeväärtus, vaata. No see on lahe, et Jack Campbell sai oma tunnustuse kätte, et mul kuidagi meenub see 2023 draft, kui Detroit võttis Gibbsi ja Campbell oma esimeste valikutena. Ja siis kõik eksperdid läksid nagu lolliks pääst, et mis asja, et running back ja middle linebacker esimeses raundus, et kas te olete lollid pääst, on ju. Ja nüüd on hästi lahe näha, kuidas tegelikult mõlemad tüübid on nagu enda positsioonil ikkagi nagu täiesti nagu liiga tipus. Et see on vinge, aga muidu siit veel mõni takeaway on sul või, kellest me rääkinud ei ole? Rohkem vist väga mitte, et võib-olla vaata kui rääkidagi sellest, kes nagu nime järgi võis siia nagu libiseda sisse, et jällegi ma ka ei ole väga Falconsi mänge vaadanud, aga natuke oli üllatav Jesse Bates III näha seal, et jälle, et nagu, et miks need Atlanta mängid nii palju tähelepanu pälvis, et kas oligi see viimane kuu aega, mis Atlanta võitis järjest mänge, et sealt nagu järsku inimestele ei mulje, et et peaks nagu premeerima sellest tiimist mänge, et ma ei tea, kui keegi Falconsi fänn kuulab, palun vabandust, ma ei vihka Falconsid, lihtsalt väga nagu segadust tekitav, et 5 venda nende tiimist kuidagi pääses All Prosse. No Lindström, nende right guard, ta on nagu eliit olnud mitu aastat, see sobib sinna, aga need teised nimed. Ja Bijan ka tegelikult, Bijan on õigustatud, et kas ta running back, aga see naljaks, et ta pandi mõlemasse, vaat see on lihtsalt see on tehniline küsimus, aga Jesse Bates ja Kyle Pitts potentsiaalselt ei ole isegi selles meeskonnas enam järgmine aasta, et kaks sellist huvitavat nime said sisse küll, et see on tõesti huvitav. Ma ei pannud isegi seda algust tähele, aga siis sa panid kirja, siis ma vaatasin, kuule on nii huvitav nagu, aga ühe asja, mis me paneme tähele, on NFL-i playoff'i divisional round, meil on 4 tükki jäänud, meil on 8 meeskonda siis veel elus ja schedule on päris lihtne, et lähmegi selles järjekorras nagu mängud toimuvad, et siis esimene mäng on laupäeval 23:30 Eesti järgi, kus lähevad siis vastamisi Buffalo Bills ja Denver Broncos ja siis eelmise aasta playoff'i rematch samamoodi ja ka mäng on siis Denveris ja ütleme nii, et Denver on natukene rohkem favoriit see aasta kui eelmine aasta, aga vaatamata sellele Denver eile oli veel 1,5-punktiline favoriit ainult, mis on üllatav või ei ole? Natuke üllatav, aga selles mõttes, et ma oleks nagu oodanud, et inimesed isegi nagu favoritavad Denverit rohkem, et see spread on suurem, et nagu me eelmises episoodis natuke rääkisime ka sellest, et kui praegu Buffalo rünnakut vaadata, siis see ongi lihtsalt Josh Allen ja kuskil see kõrval on James Cook ka, aga nagu kedagi muud seal ei ole seda palli liigutamas, et kui panna nüüd Denveri kaitse vastu 2 meest versus 11 tundub selline natukene hirmus, et mul on veits nagu see tunne, et see võib äärmiselt nagu, kas see on nagu äärmiselt lahe lahing edasi-tagasi või siis Denver lihtsalt kohe mängu algusest hakkab stompima ja kestab kogu 60 minutit. Jaa, sest et me oleme rääkinud Buffalost, kui Josh Allen mängib halvasti, selle meeskonna pole võimaluski, et nagu Josh peab jälle panema selle Supermani keebi selga minu meelest ka siin mängus, aga Buffalo saab natukene abi juurde, nad on küll natuke banged upitud, neil on ju short week ka, sest nad mängisid pühapäeval, ja Denver tuleb ju bye week'i pealt niikuinii, et Bills mängib 6 päeva hiljem, siis Ed Oliver, Tamar Hamlin ja Curtis Samuel on kõik designated to return IR-is, siis peaks tagasi tulema. Tamar Hamlin ja Curtis Samuel on roleplayer'id, aga Ed Oliver ei ole veel 100% kindel, et ta mängib, aga ta on Pro Bowl level defensive tackle neil, kellel läks siis Beats, kui ma eksi, ta tõmbas oma pitsa ära siin hooaja alguses, rebestas lausa. Et see oleks küll päris suur upgrade, eriti arvestades, et nagu Paul Nix liigub päris hästi, et Ed Oliver on päris kiire defensive tackle, pluss see pressure, see aitab kindlasti kaasa, sest et Gregory Rousseau on okei, Joey Bosa olid nagu suht kadunud eelmine mäng, võib-olla sellepärast, et Jacoby Myers blindside'is teda selle mängu alguses, see oli päris naljakas play, siis, aga Ed Oliver kindlasti annab minu meelest väga suure
potentsiaalselt annab väga suure upgrade'i siis Pilsi kaitsele ka, mis tegelikult ju Pilsi kaitse, jooksukaitse on mega halb, aga söödukaitse on tegelikult ju väga hea, nagu üllatavalt hea. Jaa, tegelikult ju Lawrence oli ka eelmisel nädalal ikkagi kohati raskustes Buffalo vastu, et Buffalo on kindlasti omad võimalused kaitses ja ma arvan, et Bo Nixi suurim nagu eesmärk peabki olema see, et ta ei tohi lihtsalt palli anda neile. Et pigem nagu võtku mingi säkk või ma ei tea, lihtsalt loopigu kuhugi väljakult minema, aga ta ei tohi nagu teha ühtegi nagu sellist rumalat viga. Sest nagu mina olen nagu seda usku, et kui sa annad nagu Josh Allanile lisavõimalusi, ta karistab su ära, vaata. Et veits nagu see mäng, mis oli Houston ja Pittsburghi vahel, vaata, et kui seal oleks Pittsburghi asemel oleks Buffalo olnud, siis Buffalo oleks selle 4. veerandiks nagu ammu eest ära jooksnud. Et ma arvan, et Bo Nix ei saa nagu endale selliseid nagu eksimusi kohe kindlasti lubada. Ja Denveri ründes siis visata võib-olla raske ja olgem ausad, kui sa võtad Denveri receiving core'i, kes seal on üldse, kes paneb sind nagu kartma? Väga ei ole, nagu Cortland Sutton on okei, aga see ei ole ka mingi elite receiver, vaata. Aga Denver, Pilsil on jooksukaitsega probleem olnud, eriti väljapoole jooksanja ja RJ Harvey, kus ta on pea 10 touchdown'i see aasta, vist receiving ja rushing touchdown'id kokku, et rookie running back on väga-väga explosive, tal on hea match-up ja Bonixil ka ju. Nagu eelmine nädal nägime ka, et Trevor Lawrence liikus päris hästi, kui ta pidi jooksma, et Bonix samamoodi. Tal kohati liigub väga hästi, et see on siuke. Ma ei imestaks, kui see on suht carbon copy Jacksonville'i ja Pilsi mängust. Minu meelest nagu Denver on väga eliit kaitse rohkem, aga muidu on sarnane mees ja ründes on natuke halvemad, et siis kokkuvõttes minu meelest tasakaalustab ära, et ma ei imestaks, kui see on ka siuke 20. keskel, 30. alguses lõppude lõpuks siuke back and forth mäng või mis sa arvad? Jaa, ma olen täiesti nõus, ma arvan, et tõenäoliselt tulebki selline mäng, et pigem mis ma enne mõtlesin ongi see, et kui ütleme Denveril on mingi väga hea õnnestumine kohe mängu alguses, mingi sack fumble jooksevad touchdowniks või mingi pick six, et siis võib see oht tekkida, kuna Buffalo hakkab nagu tagaja rollis, nagu peab lihtsalt ilmselgelt rohkem viskama, rohkem natuke riske võtma, et siis see võib nagu minna selliseks blowoutiks, aga kui seda suudab Buffalo mängu alguses vältida, siis tõesti, ma arvan, et see on täiesti õigus, et me näeme suht sama mängu, nagu me nägime eelmine nädal Jacksonville'i vastu. Ja ma ei tea, Pilsi poole pealt ründes, siis James Cooki, nad peavad kuidagi käima saama, kuigi Broncos vastu ei lähe see lihtsamaks, kolmandaks kõige parem jooksukaitse ka on ja, aga kuidagi kas screenidega, kiirete söötudega, James Cookil on vaja rohkem touch'i saada ja tal on vaja rohkem efekti saada, sest peale seal Pilsi ründes peale Josh Allen ainuke eliitmängija ongi James Cook tegelikult, vaata, sest et Shakir on okei, aga peale selle, kes seal veel on ju. Tight endid vist Knox ja Kincaid äkki või? Jaa. Et nad on sellised roleplayer'id rohkem ikkagi, mitte nagu sellised staarid nii-öelda. Aga üks naljakas stat, mis mul silma jäi Broncose kaitse nagu igal tasemel eliit, nagu sa pole isegi mõtet rääkida, nagu see on nagu söödukaitse, jooksukaitse, kõik on eliit. Turnoverites neil on 4. kõige vähem turnover, 14 vist oli hooaja peale. Jetsi võib välja visata, Jets ei tohiks üldse kuuluda siin 4 tükki, aga ainult 14, mis on nagu üllatav ja nende meeskonna pluss miinus on -3 tegelikult. Mis on nagu naljakas number, et siis Josh Allen mõnikord teeb ikka jabureid play'si, aga see võib-olla sellepärast ei pea väga kartma ja see, mis oli Riley Moss vist juhib NFL-i nagu pass defense ides vist oli või ja, aga ta oli ka kõige rohkem jaarde ära andnud, et see ongi see nagu Riley Mossi järgi minnakse, siis Denveri number 2 corner, aga ma ei tea, kas Keon Coleman või ma ei tea, Brandon Cooks on seal ju et kes suudab võita neid, et see on huvitav selles suhtes, aga kui me teeme kõik mängud läbi ka, siis räägime veits, ennustame ka, kes võidab, aga special team'is ka, Ray Davis on võib-olla siuke X-factor ka kick return'is just, eelmine nädal küll oli fumble Pilsi eest on ja, aga ta on all pro kick returner ka, et ta on väga-väga hea olnud selles, et see on ka üks asi, millega võib-olla Pils suudab võita, pluss neil on ju Matt Prater, kes oli ju legendaarne Broncose kicker ju tegelikult, vaata, et kicker, et see on ka vinge. Siis teine mäng laupäeval, samamoodi number 1 seed mängib siin ka ja mängib ka see number 6 seedi vastu, mis on naljakas, San Francisco ja Pils mõlemad on number 6 seedid, vaata, ja siis vastu olevad siis Seattle ja Broncos on mõlemad number 1, aga kell 3 siis pühapäeva varahommikul Eesti aja järgi on siis San Francisco 49ers läheb siis Seattle'isse Seahawksi vastu mängima, kus nad mängisid siis ka week 1, mille San Francisco võitis, aga siis week 18 mäletate vahetult enne play-off'e, Seattle läks siis San Franciscosse ja mille Seattle võitis küll ainult 13-3, aga Seattle domineeris seda mängu tegelikult
algusest lõpuni, et see pigem oli üllatus, et see vahe nii väike oli, on ju. Et see on siis selle nädalavahetuse kõige suurema spreadiga mäng ka, et Seattle on siis 7-punktiline favoriit, eile oli vähemalt. Ja see on siis nagu Kyle Shanahan versus Mike McDonaldit 3. rematch on ju ja Mike McDonald on tegelikult Shanahani suht domineerinud see 5 mänguga, mis nad on omavahel vastamisi läinud, kui et McDonald on olnud koordinaator ka, et Shanahan on ainult 18 punkti mängust ja vigastuste koha pealt, te teate, George Kittle'it ka ei ole siin mängus, nüüd oleks Ahilka eelmine mäng, aga San Francisco natukene sai ka heasi uudiseid, et T. Winters, nende noor linebacker peaks tagasi olema ja Ricky Pershalil on ka väga hea chance, et ta mängib see nädal, et võib-olla ründasse üks weapon ikkagi juurde või tuleb tagasi, on ju. Ja Fred Warner, neil tehti ka siis window lahti, et tagasi tulla, aga see nädal on veel vara arvatavasti, et pigem kui San Francisco võidab mingi võimalusega, siis championship mängus võib Fred Warner ka tagasi olla nende star linebacker, mis oleks päris hea neile, sest see kaitse vajab abi, on ju. Aga mis sa sellest statist arvad? Sam Darnold pole ühtegi touchdown'i viskanud San Francisco kaitse vastu see aasta, 2 korda siis mänginud. Ma arvan, et selle mängu otsustaja ongi Sam Darnold, sest ma nagu eelmine aasta mul liiga selgelt meeles, kuidas Minnesotaga samamoodi kogu regular season praktiliselt domineerisid, jooksid kõikidest üle, lihtsalt viskas touchdown'i nii, kuidas tuju oli, on ju. Ja nüüd selle hooaja lõpp, tal oli tegelikult numbrite järgi oli pigem vaevaline ja ma kardangi seda, et San Francisco tuleb hea siukse emotsionaalse võidu pealt. Nad tegid tiitlikaitsel ära ja ma ei usu, et nad kardavad Sam Darnoldit nii nagu nad, ma ei tea, võib-olla kardavad Jalen Hurtsi või kardavad näiteks Matt Staffordi. Jah, täpselt. Et ma arvan, et Sam Darnold on selle mängu otsustaja. Seattle'i kaitse kindlasti hoiab neid mängus. Ma arvan, et see pigem tuleb selline madalaskooriline mäng. Aga siin ongi see, kui Sam Darnoldil on see 3 interceptioni päev, siis see mäng läheb kindlalt San Franile. Ja veel üks huvitav stat, Seattle oli teiseks kõige rohkem palli kaotusid see aasta, 28. Absol poleks arvanud seda, sest Darnoldil oli vaata see üks mäng see 5 interceptionit, vaata see Ramsey vastu vist oli või, aga muidu nagu ma ei ole nüüd tähele mõnda, aga ta on stabiilselt tegelikult palli kaotan küll ta 3. kõige rohkem interceptionit ka siis tuua ja Gino Smithi järgi, aga see on Sam Darnold, ma arvan, et see ongi ta, nagu see on see, mille pärast samamoodi ta ju grade'ib neid explosive playsi ka, et nagu ma arvan, et see on okei, nii kaua kuni sa võidad ja sa suudad neid positiivseid playsi ka luua, et see on jah, et see on hea point, et see on pigem Sam Darnoldi õlul ka, et sest see kaitse on piisavalt hea, et minna pagana superbowlil on ja see nagu me ei pea isegi rääkima, et ma üritasin leida Seahawksi kaitses mõndasi probleeme, nagu vaak siin ei ole nagu, reaalselt siin ei ole nagu nõrkusi, see on igatepidi ja söögtuukaitse, jooksukaitse, kõik asjad on head nagu, et nagu jooksukaitse on number 1. Neil oli vist igas liinis oli üks All-Pro mänge ka, et Leonard Williams oli D-line, siis Ernest Jones oli linebacker ja Witherspoon. Jah, Witherspoon oli secondary's on ju, et igas liinis on see üks nagu staarmänge ka olemas, et sul on täiesti õigus, see kaitse on väga hirmus. Minu meelest see on NFC-s nagu tiimide seas kindlasti selgelt kõige parem. Iseasi nüüd ongi nagu see, et kas nagu Kyle Shanahan suudab nagu skeemida selle vastu edukalt. Sest kui neil on need vigastused on ju, ma ei tea, näiteks Ricky Pearsall tuleb tagasi, ma arvan, et see oleks juba suur võit nende jaoks ja teine asi nagu see, et Christian McCaffrey eelmises playoff mängus oli suhteliselt nagu raskustes. Ja viimane mäng Seattle vastu ka ju. Ja täpselt, et kui Seattle suudab nagu teda ohjata, siis nad põhimõtteliselt seovad San Franil ühe käe nagu kinni ja siis Brock Purdy peabki hakkama mingi Jake Tonjesele viskama ja lootma, et Kyle Juszczykidele sellistele vaata. Ja täpselt. Et siin on jah, Birdi samamoodi ei tohi neid vigu teha, ega nagu Birdi ka ei ole selles suhtes puhas poiss, vaata näiteks Caleb Williams, kellest me kohe räägime ka. Üks asi, mida ta ta ei viska interceptionid ja eelmine mäng oli outlier, aga kui sa vaatad esimest 2 aastat tervikuna, ta on väga vähe interceptionid, viskab Aaron Rodgers samamoodi, vaata, ta ei viska interceptionid ajaloo, nagu Birdi ikka paneb paar palli iga mäng sinna samasele kohta, et nagu kaitse, kui kaitse ei saa seda kätte, siis ta oli lihtsalt kaitseviga, vaata, et ta ei oska püüda, aga Birdi peab kindlasti mängima eliittasemel ja ma arvan, nad peavad saama chunk playsi. Ma ütlen selle sama asja Texansi kaitse vastu ka, kui me räägime Patriotsi mängust, et
sa ei lähe eliitkaitsete vastu 15 place'i drive'e, sa ei pane kokku neid nagu. Et nagu sul on vaja saada neid explosive place'i, kas mingid screen'id, quick game või siis nagu plahvatuslikumad go round'id on ju. Et kui Bershal tagasi tuleb, ma arvan, see aitab natukene ja mul Seattle'il natukene struggle ivad tight end'ide vastu. Aga noh, Kittle'it pole, Tonges on okei tegelikult, Tonges ei ole üldse all tight end, ta on päris okei back-up. Ma ei tea miks, aga mulle Juice Jacki match-up meeldib siin. Ta teavad, eelmine mäng ta sai ka 4 targetit 50 jardi. Kurat, see poiss sneakib siit touchdowni välja kuidagi. Et nagu, ma ei tea, miks mul see lihtsalt huvitab, sest keegi peab nagu step up ka peale Kittle'it, on ju. Aga special tiimi koha pealt nagu Shanahani special tiimid on alati halvad olnud. See on üks koht, kus Seattle on eelis, pluss neil on Rashid Shaheed, on ju, kes on üks parimaid punt returnereid, et Sims võib mängus vabalt, Shaheed võib jälle ära otsustada, nagu ta otsustas ju Ramsey vastu oli või? Aitas tagasi tulla ju, oli talle see punt return ju, jah. Et Shaheed on kindlasti üks nimi ka, mille silma peal hoida, kickerite koha pealt, Jason Myers on Seattle'i poolt okei ja Eddie Pinheiro on ka okei 49ersi poolt. Aga suurelt jaolt low scoring mäng on ju, siuke sarnane selle week 18 mänguga või mis sa arvad? Ma arvan küll, ma ei näe nagu, et siin mõlemad veeskonnad suudaksid 30+ punkti panna ja mingi hull tulevärk läheks lahti. Et pigem see on selline kompav, rahulik mäng, et esimesel poole, ma ei tea, võib vabalt lõppeda selline 7-3, et pigem teisel poole nagu avatakse, näidatakse rohkem kaarte ja proovitakse rohkem riske võtta. Ja ausalt öeldes see on San Francisco jaoks sidekas, nad tahavad hoida seda mängu close'ina. Ma ei usu, et San Francisco selle võidab nagu blowoutiga nii. Seattle võib väga lihtsalt selle blowoutiga võita. Birdie viskab ühe Big Sixi seal alguses ja siis Donald paneb paar pikka ära kuskile Shaheedile või JSN-ile ja ongi mäng järsku 21-0 ja siis ei tule San Francisco tagasi sealt, mitte kunagi on ju. Et see ja San Francisco kaitse, Erik Hendriks, need veteranid seal, Bryce Huffid, te peate lihtsalt nagu bend but don't break, nagu field goal ei ole maailma lõpp on ju siin mängus. Ma arvan, et see on väga õige asi, mida öelda, et kui San Fran suudab lihtsalt Darnoldit endzone'ist eemal hoida, siis kõik on võimalik ja väga vabalt võib see mäng nende poole kalduda. Ja mis see stat oli, et San Francisco on number 1 ja nad on third down'is NFL-is kõige paremad olid, eelmine nädal olid ka väga head. Seattle on ka number 1 kaitses, third down kaitse, et see on üks viis ka, kuidas sa Seattle'i rünnet hoiad väljakult eemal ja hoiad enda kaitset väljakult eemal, et sa ründes, sa saad, hoiad nagu drive'id nagu jätkad drive'idega, et ei pea pantima, on ju. Aga ma ütlesin ka, et nagu jääda kaitset vastu üldjuhul on väga raske seda teha stabiilselt, isegi kui San Francisco on number 1 NFL-is olnud. Et see on kindlasti väga fascinating match-up, potentsiaalselt seal on pühapäeva vara hommikul, ise vaatan ka seda mängu, sest et see on nagu, see on väga-väga head meeskonnad, et see on põhjusega, miks meil on 3 meeskonda NFC Westist on ju 2 tükki on siin koos ja potentsiaalselt näeme siis, jah, me kohe jõuame siin juurde, aga suurelt tõenäosusega 2 NFC Westi meeskonda ka ju conference championship'is on ju. Aga enne kui me sinna juurde lähme, on siis üks mäng vaja ka pühapäeva esimene mäng on meil siis Houston Texans, New England Patriots ja see on siis Eesti aja järgi kell 10 ja Texans tuleb samamoodi short week'ilt, sest nad mängisid esmaspäeval on ju ja siin on 2 suurt vigastust, Nico Collins Texansi poole pealt tundub, kuna ta juba trenni ei teinud kaasa eile ja tal on concussion, siis ta suht kindlalt ei mängi, et sealt on väga raske tulla concussionist tagasi, NFL on selle päris keeruliseks teinud, aga Christian Gonzalez'el Patriotsi cornerback'il oli sama vigastus, aga ta on juba limited kolmapäeval, mis seal on võimalus, et ta mängib, et noh siis Patriotsi number 1 corner ja Texansi number 1 receiver on ju, kes potentsiaalselt mängis üksteise vastu, et tundub, et pigem Nico Collins väljas ja Gonzalez'il on võimalus tulla, et see on Patriotsi jaoks hea on ju. Aga tead, mis on üllatav minu meelest, et üks nendest Texans või Patriots on ju AFC Championship mängus. Ma tean. Kes oleks seda arve? Jah. Ei, täpselt sama, minu jaoks on ka väga üllatav, et mõlemad on sellises olukorras. Et ma nagu oleks arvanud Patriotsite puhul veel nagu kuskil hooaja keskel, ma arvan, kui nad saavad wildcardi, et see on nagu, võivad täitsa nagu rahul olla hooajaga, nüüd on üks võit veel, kohe championship mängus on ju. Et isiklikult ma eelistaks näha Texansit seal championship mängus, lihtsalt sellepärast, et nad ei ole varem seal olnud. Jah, nad vist ei ole kunagi championship mängu mänginud on ju. Et New England oleks natukene igav ja ma arvan, et Texans oleks nagu väga lahe oleks uut meeskonda Super Bowli ka näha, aga nüüd ma juba natuke ruttan endast ette, on ju. Et kui sa rääkisid sellest Collinsi ja Gonzalez'i, sest et kui nad mõlemad jäävad eemale, siis väga hea cancel ivad teineteist, kui Gonzalez tuleb tagasi,
siis Patriotsi kaitse kindlasti võidab, aga ma hakkangi mõtlema, et kes on siis nagu need Texansil need järgmised receiver'id pärast Collinsit, on ju. Christian Kirk on ju, ja mingi Jalen Noel äkki või? No Higgins on arvatavasti enne, vaata Hutchinson on ka, aga. Ja siis on veel see Woody on see nende running back seal on ju, et tegelikult need nimed ei ole väga hirmsad, need ei tundu nagu sellised, kes nagu suudaksid järsku nagu otsustajateks hakata. Et ma pigem nagu selle Collinsi uudise taustal mulle nagu tundubki, et see kaalukaus natukene nagu läks Patriotsi poolele, eriti kuna nad on kodus ka ikkagi on ju. Jop. Ja Foxborough on raske koht, kus mängida ka on ju, aga see mäng on iseenesest, kui sa mõtled nende 4 mängu peale, see on üks mäng, kus on nagu, ütle mulle tava NFL-i fänn, Drake Mayd nad võib-olla nüüd teavad, on ju, aga kes on teised mängijad, kes tegelikult teavad. Texansi kaitse on natukene publicity't saanud, aga kaitse üldiselt ei müü piletid, on ju. Et see on siuke nagu võib-olla under the radar mäng, aga ma arvan, et see on ühe positsiooni mäng seal lõpus nagu see, isegi eelmine mäng Texansil oli ühe positsiooni mäng lõpus ja jumala põnev mäng tegelikult, lihtsalt lõpus plahvatas kõik, vaata, ikka juhtub, on ju. Et ma arvan, et see on väga-väga close mäng ja see on siuke 2 võrdset meeskonda ja see on siuke, tundeb jällegi pigem siuke low scoring mäng, sest et 2 mitte 2 eliitkaitset, aga Patriotsi kaitse ei ole ka halb, vaata, eriti kui Christian Gonzalez on olemas. Et ja eriti kui sa mängid Texansi ründe vastu, mis on nagu absoluutne prügi kohati, et siis see teeb ka kaitse paremaks, on ju. Aga samamoodi nagu Drake May ja Patriotsi rünne ju struggle'is eelmine nädal väga hea eliitkaitse vastu Chargersi vastu, on ju. See nädal on veel raskem teha ju, et nagu Texansil ma ütleme nii, et Will Campbell on Will Campbell left tackle on ju, Patriotsist on ju Bill on ju. Will Campbell mängis Garretti vastu, Garrett sai 5 säkki selles mängus, 2 tükki oli Will Campbelli vastu. Jah, see oli raske päev sul, ma arvan, sul on tulemas väga raske päev ka nüüd. Will Campbell ja Jared Wilson, need vasakpool, need 2 ründeliini mängijad Patriotsis. Neil saab käed-jalad tööd täis olevad, kui sul on Will Anderson ja Daniel Hunter seal. Legitilt, ja nagu see ei ole niimoodi, et vaata nagu Miles Garrett vahepeal läks teisele poole, siis Will Campbell oli, jumal tänatud. Anderson läheb teisele poole, Hunter tuleb vastu, see pole mitte mingit vahet, vaata. et see on jällegi Patriotsi ründele väga hea test ka, sest et ma kahtlustan, et siin mängus pigem Patriotsi, neil ei ole weaponeid tegelikult. Neil ei ole nagu stabiilseid nagu weaponeid ründes ju. Ja Texansil on väga hea võimalus need kõik välja lülitada niimoodi, et Drake May kõige parem option on võib-olla joosta. Mis on nagu Texansi võib-olla ainuke nõrkus kaitses ongi see jooksu kaitse quarterbackide vastu, sest nad on mõnikord liiga agressiivsed pass rush'is. Et see on, kui sa siin propis, see läheb sisse ka meil kuskil oli boost, et Drake May rushing guardid lähevad 100% sisse kuskil, see on väga hea prop on ju. Et mis sa arvad sellest, et kui suur test see Patriotsi ründel on just see pool? Ja ma olen täiesti nõus, et see, mis sa rääkisid, et Drake May peab oma jalgadega Patriotsi rünnakut nagu tassima ja elus hoidma. Ja kui enne rääkisime nendest Texansi defensive endidest, siis öeldakse, et pass rushi vastu parim nii-öelda rohi on siis hea run game, et ma arvan, et Patriotsi võiduvõtti selles mängus ongi see, et nad peavad lihtsalt suutma palli jalgadega liigutada edasi. Et olgu selleks Drake May, olgu selleks Henderson, olgu selleks Stevenson, kes iganes, et ma arvan, et nad peavad suutma run game'iga selle mängu ära võtta, seepärast, et kui nagu rünnaku poole peale vaadata, nagu me ütlesimegi, et Stefan Diggs võib-olla on ainukene, keda nagu oskab niimoodi kohe välja tuua. Hunter Henry vist on ka viimased paar nädalat nagu paar head mängu teinud. Et need on nagu 2 nime, kes nagu passing game'is tasuks võib-olla nagu silma peal hoida, aga ma arvan ikkagi, et run game on nagu see põhiline, millega nad peavad selle mängu võitma. Samas teiselt poolt sama ju, vaata Woody Marks, Nick Chubb, sama asi tegelikult, et nagu Stroudil ka ju tegelikult weaponid ei ole ja Patriotsil on piisavalt väga soliidne secondary ka, et nagu need match-up ivad väga hästi nende receiverite vastu, et ma arvan, et mõlemad pidi ja kokkuvõttes see lihtne asi, mida öelda, aga ma arvan, see võitja ja kaotus selgitab ära see quarterback, kes teeb rohkem vigu. Nagu Stroud, sa ei saa teha 5 fumblit jälle, nagu see ja sama Drake May, sa ei saa teha, mis selle 2 fumblit interception eelmine mäng vist, kui me eksi või. Et need asjad, mis otsustavad ära ja kui kumbki meeskond ei tee palli kaotuse ründas, on ju. Ma arvan, see mäng võib olla mingi poolaeg 3-0 või midagi sellist. Nagu see, ma ei näe väga varianti, kuidas ründed suudavad nagu stabiilset palli liigutada nende kaitsete vastu, vaata. Ja ei täiesti nõus, see tuleb isegi madalama skooriga mäng kui Seahawks 49ers, ma arvan. Ja siin on, ongi
see, et poolajaks on 3-0 seis. Mängu lõpuks võib-olla, ma ei tea, 13-10 või? Ja sama nagu see Seahawksi 49ers siis week 18, 13-3, vaata, mingi siukes, ma ei imestas, kui mingi siuke skoor tuleb, on ju. Ja noh, special team'ist need on mõlemad okeid, siin ei ole midagi ja vigastuse koha pealt tegelikult. Mõlemal meeskonnal on omajagu vendi questionable, aga suuremas neist, kui mitte suurem osa neist peaks mängima, et see ei ole nagu küsimus, lihtsalt Nico Collins, Christian Gonzalez on kõige suuremad küsimärgid. Aga siis me kõik eeldame, aga NFL on wonderful thing. Me kunagi ei tea, mis lõppude lõpuks juhtub. Lõppude lõpuks Drake May skoorib 36 punkti selle kaitse vastu ja siis on kõik võivad peaski, et ossa kurat küll, Drake May on MVP ja kõik siuksed asjad. Aga paberi peal hetkel, kui ma peaksin panustama ühe mängu peale, mis on high scoring mäng, Rams ja Chicago Bears. Meie viimane mäng siis pühapäeva öösel Eesti järgi, mis ta on siis varahommikul, esmaspäeva varahommikul 1:30, ehk siis see on see Superbowli aeg. Ja vastamisi lähevad siis Rams, Bears, Chicagos ja Rams on jälle Versil favoriit 3,5 punktiga, üllatav, Bears on kodus underdogid, aga ma saan täiesti aru, miks, sest et vaata, minu meelest natuke 49ersil on ka see moment, et kuule, päris vinge, et me võitsime, aga me ei oodanud seda, vaata, eriti selles olukorras, et me oleme edasi saanud ja noh, it's nice to be here. Bearsil on natuke sama, vaata tegelikult, et nad jälle said üle noa tera põhimõtteliselt võitsid, vaata, ja nüüd on, kuule, me mängime nagu house money'ga, vaata. Et ma saan aru, miks nad on underdogid, sest et tegelikult paberi peal igatepidi Bears on halvem meeskond, aga neil on Caleb Williams, kes on absoluutne eliit olnud mängu lõppudes see aasta. Ja muidu rääkides Caleb Williams, siis panes Matthew Stafford, kes sinna kokku kõige vingem quarterbacki match-up siin play-off'is ja just nagu eliit nagu tallendi pärast, et nagu Matthew Stafford on jah, igiliikur on ja ta on selge on täiesti kinni joodetud ja mis iganes sellega tehtud on ja, aga ta siiamaani viskab siukseid tarte ja see on nagu absoluutne eliit, mis ta oma käega teeb. Caleb Williams on samas kategoorias, võib-olla minu meelest isegi Josh Allen ei ole selles kategoorias, see kuidas nad suudavad visata, just kui tugevasti nad suudavad visata, nagu see velocity, kuidas see pall tuleb käe pealt ära, et nagu need kaks, Caleb Williams on juba selle liitkategoorias, et see on vinge match-up by the way, nagu quarterbacki pealt mõelda, et pigem siis high scoring või mis sa arvad? Ja ma olen nõus, ma arvan ka, et siin tuleb high scoring mäng ja ma arvan, et see võib olla midagi sarnast, nagu see oli see Panthers-Rams mäng eelmisel nädalal, kus võib-olla Rams hüppab alguses eest ära natukene, aga tõenäoliselt Bears suudab mängus püsida kuni lõpuni välja. Iseasi nüüd nagu, kas Calebil on seda maagiat alles piisavalt, et veel üks võit napsata. Kuule, ausalt, kui Bears läheb juhtima poolele 20-10, see on halb, nad ei tea, mis teha sellega ju, nad ei oska mängida Eesti, nad peavad olema nagu, nad loodavad, et nad 4. veerandal 2 touchdowniga maas, vaata. Ja täpselt, et no siin teine nagu pool on nagu see, et mõtlen nagu natuke nagu Ramsi peale, et on ikkagi Los Angelesest on ju, lähevad jaanuaris Chicagosse, ei ole dome ja ma arvan, et Ramsi puhul, kui nagu rünnakule keskenduda korra, siis Kyren ja Corum peavad mõlemad nagu ikkagi head mängu tegema, et see explosive passing game, mis Ramsil muidu on, ma natuke kahtlen, et sellistes talvetingimustes jaanuarikuus Chicagos on, et see on nagu see, mis nagu veab võidule. Et veits nagu selle eelmise mänguga Texans Patriotsiga, et ma arvan, et kui Rams tahab võõrsil selle võidu ära võtta, siis neil on vaja nagu hea running game'iga see mäng võtta, mitte nagu hakata lihtsalt loopima 50 korda. Ja kui Staffordil on mängu lõpuks 50 passing attempti, siis tõenäoliselt Rams kaotab. Ja, pigem küll. Ja tegelikult Chicago poolt sama, et nagu Ramsi kaitsel on, see on võib-olla natukene ma ei mäleta, keda ma kuulasin, keegi nagu breakdownis nagu filmi ka eelmisest nädalast. Rams on siuke kaitse, kes nad üritavad hästi palju teha tihtipeale, nad üritavad hästi palju disguise'id, et näitavad alguses, et see on cover 2 ja lõpuks nad rollivad sinna cover 3 ja mis iganes on lihtlabane. Aga väga paljudel nendel big play'del, mis Jalen Cockeril ja T-Macil eelmine nädal oli, nagu nad olid wide open, sest nad keersid seda omavahel, nende communication oli nii halb, et kaitse ise, keegi oli tegi valesti igal play'l midagi. Et see on üks asi, mida silma peal hoida, kas see nädal äkki Chris Shula natuke lihtsustab neid asju, et nad oleks nagu, mängiks hästi. Nagu koos võib-olla lihtsamad koolid ja sa ei pea nii palju disguise ima, nagu by the way, mis nagu teeb Texansi väga heaks, Texans on väga lihtne skeem. Tegelikult 90% ajast rünne teab, mis nad teevad, aga lihtsalt kuna nad on selles lihtsuses on ka vaata ilu, nad mängivad nii eliittasemel seda, et nad suudavad nii kiiresti liikuda, et nagu isegi kui rünne teab, mis nad teevad, nad ei suuda ära kasutada seda nende vastu, vaata see on lihtsalt nii head mängida, vaata. Et see on see coaching point, sa pead leidma selle sweet spoti endale.
vaata, kui sul ei ole talenti väga palju, siis tihtipeale pead mängima siukest disguise imist vaata, aga kui sul on talenti, siis lase oma talendil mängida. Ja aga tegelikult, kui sa vaatad Ramsey ju, neil ei ole eliit talenti secondary's kaitses ja tegelikult, võib-olla sellepärast nad teevadki nii palju või? Ma arvan, et sa oled õigesse kohta tabanud, kui ma nüüd hakkan mõtlema, kes on nagu nüüd Ramsey. Ma hakkasin ka praegu mõtlema, ma pole enne mõelnud. Verse on vist ainuke vend, kes mul meelde tuleb kohe. Ja Byron Young ka on kaitseliinist ja siis Kobe Turner aga päris hea vaata. Jah, ongi enam-vähem 2-3 nime, kes tulevad meelde ja kõik ülejäänud on pigem võõrad nimed on ju, ei ole sellised household nimed. Ma ei tea, ma arvan, et Ramsey'l on vist probleem olnud nagu selle run stoppinguga, et kui nagu nende kaitset nagu vaadata, et tõenäoliselt Chicago siis proovib ka ikkagi Swifti ja Monengaiga mängu nagu elus hoida. Ma arvan jah, nad peavadki isegi tegema jooksumängu käima saama, et nagu ja Ben Johnson mõnikord kipub ära minema selle mängu pealt ka vaata, et see on nagu huvitav jälgida, pluss, mis sa arvad? Kas Ben Johnson on sama julge oma fourth down koolidega või? Esimese poole ajal? Ma arvan, et on, ma arvan, et kui ta juba eelmine nädal oli Packersi vastu, siis ma arvan, et ta proovib see nädal ka. Ja eriti nagu see, et kui neil peaks nagu õnnestuma, see ju haavab vastast tegelikult kahekordselt, et üks asi on see, mis väljakul juhtub. Teine on see, et moraalselt ka ikkagi, kui sa lubad neid fourth down'e juba mängu alguses, see võib ikkagi nagu vaimselt hakata väga kurnavalt mõjuma mängu lõpuks. Ja siis on juba see, et kui ongi mingi otsustav fourth down kuskil mängu lõpus, siis juba Ramsey kaitsed nagu kardavad vaata seda momenti, et neil ei ole seda kindlust, et third downiga saad kohe väljakut minema. Et ma arvan, et Ben Johnson peab nagu sama agressiivset stiili jätkama. Ma loodan, et mitte nagu nii nagu hullusti, kui vaata mäletad, kui Lions mängis vist Commandersi vastu paar aastat tagasi play-off'is, siis ka ju Dan Campbell, eelmine aasta, vabandust, et siis ka ju Dan Campbell tegelikult ju läheks natukene liiga agressiivseks vaata nende fourth down'idega ja seepärast nagu Detroit jäigi kohe nagu sinna auku, et Johnson peab seda agressiivsust säilitama, aga mitte nagu ebaratsionaalseks minema, et kui sa oled enda 25 jardi peal ja teise veerandi lõpuni veel mingi 10 minutit, siis nagu jumala eest panti see pall minema, sul ei ole mõtet seda riski seal võtta, isegi kui see on, ma ei tea, 3-4 jardi, mis sul vaja, ma arvan, et see on nagu see koht, kus Johnson peab nagu mõtlema, et nagu väga-väga selgelt läbi, kas see risk on väärt seda. Et muus osas ma usun, et mäng nagu agressiivne stiil ikka jätkub, aga lihtsalt nagu kindlad nagu võtmeolukorrad, nagu eriti just nagu enda endzone'i lähedal, et millal ta võtab selle riski ja proovib nagu selle fourth down'i kätte saada. Ja lõpuks on see, et me järgmine nädal räägime, et jah, ta tegi Dan Campbellit ta failis ja siis sellepärast kaotasid seal lõpus vaata, et samamoodi samast coaching tree'st tulnud on, et see on huvitav asi, mida jälgida küll ja Chicago kaitse poole pealt, sul on vaja pallikaotusi kätte saada siin ja Stafford annab, isegi vaatamata sellele, kui eliit-hooaeg tal on olnud, Stafford ikka kipub siin seal, kui ta peab jälle viskama väga palju ka, siis ta kipub ikkagi paar sugust lolli otsust ka tegema, et nagu Chicago eelmine nädal, kusjuures 0 palli kaotus said kaitses, aga ikkagi vedas lõppude lõpuks said head stopid on ju, et see on üks asi, mille kindlasti silma peal ka hoida nagu, et Chicago peab kaitses palli kaotused saama ja teine asi, nad tegelikult väga hästi, kaitseliin mängis päris hästi teisel poole ajal Chicago, et ma ei tea, kas ta nüüd leidsid midagi või see oli lihtsalt ühekordne asi, aga nüüd Ramsey'l ka ju, Kevin Dotson ikka ei mänginud, ta peaks võib-olla see nädal mängima üks parimaid kaarde, Ramsey ründeliini kaard on ja right tackle Rob Havelstein, kes on juba pikalt väljas olnud, potentsiaalselt saavad tagasi, need kaks nime on nagu vigastuse koha pealt silma peale vaja hoida, sest nagu Montez Sweat ja siis see teine poiss, see pikk valge poiss, kes ainuks ju säki eelmine nädal sai, ma unustasin ta nime praegu, siis täpselt nii palju me teame Chicago kaitsest on ju, siis need kindlasti peavad ka pressure'it saama Staffordi vastu ka, et siis on nagu variant selle kaitsel ka olemas, siis mis vigastuste koha pealt, et kas vaata see Panthersi mängus, üks hetk ju tundus, et Stafford vist tegi nagu enda sõrmele või nagu viskekäele tegi vist natuke liiga on ja pärast seda mulle isiklikult tundus, et tema mäng nagu läheks nagu grammi võrra lahjemaks ja kas tema nagu kohta on mingit update olnud, kas ta sai üldse vigastada või see on lihtsalt midagi? Ta sai küll ja McVay nädala alguses ütles, et ta on mingi index finger sprain või midagi sellist, siis ta väänas välja oma see, vist oli nimetis sõrm on ju, parema käe viskekäel minu meelest oli, et aga ta ütles, et see on okei, et see ei ole probleem ja teada Staffordi see ma arvan, et ta selg on päris valus praegu, et nagu ja kõik asjad on päris valus talle, aga see poiss mängib läbi kõikide asja, vend viskas katkise collarbone'i game winning touchdown'i, nagu see on kõige legendaarsem play üldse, nagu ma arvan, see on karjääri kõige parem play üldse minu meelest, et nagu see on nagu see on absoluutne nagu kõige parem metafoor ta karjääril üldse, et ma arvan, et ta on okei, aga see on hea point küll, kusjuures tal see näpp ja siis Josh Allanil oli sama ju, naljakas.
et see on ja Bearsi koha pealt ka nad kaotasid tegelikult DJ Edwardsi enda starting linebackeri, mis on omajagu tegelikult päris suur kaotus, aga samamoodi nad kaotasid ka siis Osi Trapalio, jah, nendel suure left tackle'i, rookie siis Boston College'ist. Aga kuna nende left tackle'i positsioon Bearsi ründeliinil on siin terve hooaja vältel muutunud, siis see teine rookie alustab see mäng, kes on 8 mängu alustanud, et see ei ole nagu maailma lõpp, aga sa oled vastu korraldama Jared Versi ja Byron Youngile, et nagu see on ka siuke nagu päris hea match-up teile ka, et ikkagi pigem ka game flow poolest Rams pigem hüppab eest ära, aga nüüd ongi, kas Chicago suudab teha midagi Panthers eelmine nädal, on ju? Põhimõtteliselt küsimus, et kas suudavad nagu hoida seda close'ina ja siis lõppude lõpuks ja kui see mäng on close 4. veerandajal, siis tahes tahtmata su favoriit läheb pigem Chicago poole, on ju? Ei, täiesti nõus, aga lihtsalt Bearsi puhul ongi nagu see, et nad ei tohi nagu väga sügavasse auku jääda, nii nagu need eelmine nädal jäid. Väga raske uskuda, et need 2 nädalat järjest suudavad, ma ei tea, 18 punkti pealt tagasi tulla. Ja kui see on mingi siuke, ütleme 10-0, 14-0, 2 touchdown'i vahe, siis on kõik veel tehtav, aga kui see läheb juba 3 peale, siis ma arvan, et Rams on lihtsalt nii kogenud tiim, et nemad ei nagu luba sellist viga teha nii, nagu Packers seda eelmine nädal tegi. Ja Sean McVay on nagu game nii-öelda managementi poole pealt minu meelest natuke usaldusväärsem kui Matt LaFleur, on ju? Ja, natukene ikkagi peaks olema, jah. Et aga ma siit mängus ma ei imestaks ka, kui see on siuke mäng, kus nagu Bears tuleb maa peale tagasi ja see nagu blowout võit siis Ramsile, et ma ei imestaks, ma loodan, et seda ei juhtu, sest see paberil on tegelikult väga vinge match-up, aga noh, Rams on terviklikum meeskond tegelikult, kui sa vaatad selle järgi, et see on põhjusega, miks Rams on Bearsil favoriit on ju 3,5 punktiga, tavaline reegel on see, et koduväljaku meeskond saab 3 punkti automaatselt, ehk siis tegelikult, kui sa mängisid neutral väljakul, see on 6,5 punktiline spread, mis noh, nad ei saa 10,5 hakkama eelmine nädal Panthersi vastu on ju, et ma ei tea, kas Ramsi saab ka usaldada selle koha pealt on ju, aga jah, siis on special tiimis jah, Devin Duvernay on päris hea returner ka, elite returner, et Ravensi fännid kindlasti teavad, mäletavad ka, et ta on Chicago poolt ka, et väga ohtlik vend, et Chicago special tiimis suudavad ära võita ka, sest et ju Rams on tegelikult special tiimis, nad ju blokiti pante eelmine nädal, pluss nad ju lasid lahti Chase Blackburn, Giantsile käinud, oli ju special tiimis koordinaator, aga ta lasti hooaja keskel ka lahti, et nagu Rams on kindlasti pole väga hea nagu special tiimis ka, et see on üks asi, millega Bears peaks ära suutma kasutada ka enda kasuks, on ju. Aga saimegi ühele poole, ainult 1 tund 26, alati, ja me teeme 8 lebo, et me saame tunniga hakkama, me saame ka tunniga hakkama, nagu see on liiga palju rääkida, on ju, et nagu Giants'is ei oma jagu rääkida, aga noh, coach'ide uudistes ka ja kõik need asjad. Aga ennustame ka siis need 4 mängu ära, ma võtan siis Kaarel saatis oma ennustused, Kallaste saatis oma ennustused ja samamoodi Ott ütles, et ta läheb edasi oma playoff bracketiga, sest tal on siiamaani ideaalne playoff bracket, aga ma ei tea, ma pean siis ma teen äppi lahti, vaata, kas ma saan Otti omad sealt kätte. Aga kui me alustame siis esimesest mängust, Bill, siit ma küll ei saa kätte, ma olen arvutiga, sealt saan küll kätte. Bills Broncos, mis sa arvad, low scoring, high scoring lõppude lõpuks, kui sa pead praegu ennustama ja mis sa arvad, kes võidab? Ma arvan, et kuna me enne rääkisime, et võib tulla põhimõtteliselt sama mäng, mis oli eelmine nädal Jacksonville'i vastu, siis ma arvan, et see tuleb midagi sarnast, 27-24 kuskil sealkandis, et pigem siis ütleme high scoring mäng ja bracketis mul on vist Broncos pandud, aga täna hetkel praegu ma arvan, et Bills. Ma arvan, et kuidagi siuke kõhutunne on sees, ma ei oska seda nagu hästi nagu ratsionaliseerida siin, aga ma arvan, et kui nagu lihtsalt AFC quarterback'e vaadates ja meil tegelikult nagu seda playoff quarterback'i vaadates, kes praeguseks alles on, Josh Allen ja Matt Stafford on 2 tüüpi, kes on selgelt teist ära. Et siis on juba see nagu argument, et okei, et seal võib mingi Caleb Williams või keegi tulla. Aga ma arvan, et Josh Allen on nii kõva vend, et ta vaevat, et ta nagu kohutava mängu seal teeb, et isegi kuigi see Broncosi kaitse on kõva. Ma ütleks Bills. Ma võtan ise ka Pilsi, mul pole isegi kumbagi, mul kaotas, mul siis Jacksonville esimese raundis, ma oma bracketit ei puutulast, ma olen eelviimane bracketis, nii et ma üldse ei ole, räägi sellest praegu, on ju. Siis ma võtaks ka Pilsi pigem ja Drake Mail on vähemalt, mitte Drake Mail, Bonixil on vähemalt play-off'i kogemus eelmisest aastast, on ju, aga ma ei usaldaks nii palju, eriti alguses, kuna Broncos tuleb vaata Paiviigilt, Sean Payton tegelikult teab coach'ina, aga ma imestaks, kui see on siuke mäng, kus Broncos on esimese 2 drive'i 3 and out ja siis Bills suudab kohe alguses panna nagu jala kõri peale Billsile või Broncosele ja siis nad suudavad sellega lõpuni sõita, et ma pigem näen seda varianti ja ma võtan Billsi.
Otil on Broncos by the way. Kus ma lähen, kus ma, see on siin, Ott valis siis Broncose, ei ole ka, tal on ka Pils, ma panin valesti, Otil on ka Pils, Kaarel võttis Pilsi ja Kallaste, mis sa panid endale nüüd, sul oli küll kuskil, aga Kallaste sa pole kirjutanud ju, sa kirjutasid kuskil, kus sa kirjutasid, teises chatis või? Siin ja Kallaste on ainuke, kes läheb Broncosega, okei. Kallastel on kõik teistsugused, ma vaatan praegu sest et kui me läheme teise mängu juurde, mis see on siis Seattle 49ers, see on kõigil ju Seattle tegelikult. No jaa, ei selles suhtes küll, aga mina Sam Darnoldit see nädal veel ei usalda. Et kui ta teeb sa võtaksid 49ersi või? No jaa, puhtalt seepärast, et Sam Darnold ei ole mulle demonstreerinud, et ta suudab pinge olukorras meeskonna võiduni vedada, et play-off pinge olukorras on ja, et Brock Purdy on seda tõestanud juba, aga ütleme nii, et ratsionaalne valik on ilmselgelt Seahawks, aga ma arvan, et 49ers, ma arvan, et nad võivad ära võtta, aga ütleme, et siin ma ennustaks Seahawks. Ja mul oli nädala alguses 100% 49ers kaotab, aga mida rohkem ma mõtlen selle peale, kurat, ma ei meestaks, kui see San Francisco tõmbab selle Rabbiti nii-öelda kübarast välja jälle, aga jah, ratsionaalne on Seattle, sest nad on lihtsalt parem meeskond ja mingi hetk vaata need vigastused, mis sul on 49ersil ikkagi maksavad kätte sulle, et nagu sa ei saa mängida nende oma fourth stringeritega ka, et ma võtan ikkagi, ma võtaks ka Seattle'i, Oti ma ei pea ütlema, tal on Seattle, Kaaril on Seattle ja Kallastel on ka Seattle, siis pühapäeval on meil Patriots, Texans, see on minu meelest kõige suurem coin flip mäng. Bills Broncos on ka tegelikult päris coin flip mäng minu meelest. Et need kaks mängu, laupäeva esimene mäng ja pühapäeva esimene mäng on sellised minu meelest coin flip mängud ka. Ja Texans Patriots, kummaga sa lähed siis? Jälle, bracketi järgi vist oli Patriots, aga täna praegu tahaks öelda Texans. Ma arvan, et lihtsalt see kaitse et Drake May esimene playoff mäng ei sisendanud minus seda kindlust, et ta saaks Texansi vastu hakkama, nii et ma arvan, et ta võib küll hea mängu teha, aga ma arvan, et lihtsalt Texansil on see kaitse natuke liiga kõva. Et jah, pigem Texans. Mul on sama, ma pigem usaldan seda, et mul on praegu blank, et Stroud ja see Texansi rünne suudab rohkem teha lõppude lõpuks ära, kui suutis Chargersis teha, sest et ma arvan, Patriotsi rünne on umbes sama, mis ta oli Chargersi vastu, et kui mitte isegi hullem. Et samas ma ei tea, Drake võib-olla ei pea tegema nii palju palli kaotused, võib-olla siis aitab, aga ma ei usu, et see tuleb rohkem kui mingi 17 punkti Patriotsi poole pealt, aga jällegi Stroudi sa ei saa ka väga usaldada, aga ma pigem võtaks selle Texansi samamoodi. Texansi väike upset kodus, see kaitse absoluutne eliit, seda minge vaadata. Ja võib-olla siuke väike shade Patriotsi fännide vastu ka, meil on toredaid Patriotsi fänne siin, ütleme nii. Et aga kes teab, aga jällegi kui Patriots jõuaks championship mängule, see oleks ka vinge. Patriots Bills oleks päris huvitav, jaa, kolmas, see oleks päris storyline by the way, Patriots Bills championship mäng. Et see, ja Texansil low-key, mulle meeldib Texans, aga ma ei taha, et Texans jõuab väga kaugele, sest et mängud lähevad jälle koledamaks, vaata. See kaitse on nii pagana hea, vaata, et rüttis ei tee midagi ju. Et selles suhtes siis Kaarlil on Patriots, Otil on Patriots ja Kallaste oma on siin, on Texans. Ehk siis me kolmeks oleme Texansiga, aga Ott, Kaarel lähevad siis Patriotsiga. Ja viimane mäng, Rams, Bears. Sa pead Ramsi võtma, ma võtan Ramsi. Ma arvan, et sul samamoodi, on ju? Jaa, ma elan küll Bearsile kaasa, aga ma arvan, et Rams võtab selle ära. Suht sama ja nendest, kui me võtame meeskonnad, kes natuke overachievin, minu meelest 49ers overachievis ka, aga Bears on kõige suurem tõenäoliselt, et on kukuvad alla. Ma ei tea miks, aga mul on siuke kõhutunne. Ärge mõnes mõttes kuulake mind, sest ma olen mingi ennustusmängus tagantpoolt 4 või midagi sellist, nii et ma ei ole nendes ennustuses absoluutselt hea olnud see aasta, aga ma ei tea miks, aga mul on siuke kõhutunne, et Rams võib siit üle sõita teerulliga. Et aga ma loodan, et mitte, sest et siis on lahedam mänge vaadata ja Kallas on ainuke, kes läheb Bearsiga. Kallastel lihtsalt meeldib Bears ja Texans, lõpuks Kallastel on Bears ja Texans paganama Superbowlil. Ma olen ületav, Kaarel ka Bears ei valinud. Jah, ma tean, see oli ka ületav, aga ta mängib vaata seda kahepoolselt, vaata, et kui Bears kaotab, siis pole hullu, vaata, aga kui Bears võidab savi, nii, et see on huvitav, jah. Aga siis jah, Otil on samamoodi Rams, et siis Otil on NFC Championship Rams Seahawks ja siis Bills Patriots, mis on tegelikult päris, kui need 4 meeskonda, ütleme, et Bills Patriots ongi
EFC ja siis NFC poole pealt Rams 49ers, Rams Seattle, sorry, siis ma arvan, nendest 4 meeskond Superbowl tuleb väga-väga minge, vaata. Kindlasti, ma arvan, et sel aastal on üldse nagu päris lahedad tiimid, et sellised mingid Packersid, Ravensid, Chiefsid on ju, Eaglesid, nad on kõik välja kukkunud, et sellised nagu kõige suuremad nimed, keda me iga aasta seostame Superbowli favoriitidena, on tegelikult juba välja langenud. Ja okei, võib-olla Rams on nagu selles seltskonnas nagu ains on alles, aga kõik teised on ikkagi nagu võrdlemisi need ikkagi uued nagu Superbowli võitjad on ju. Ja siin on meeskond. Jah, siin Bills pole kunagi võitnud, Texans pole kunagi käinud, Texans pole isegi kunagi championship mängul käinud, on ju. Patriotsist ei räägi, 49ersil on nüüd läbi aegade kõige rohkem play-off'i võiti ka meeskonnana. Seattle on võitud, Rams pole ju, Rams võitis just, unustasin, Bears ei ole väga ammu võitnud ka, et nagu Texans Bears oleks huvitav match-up, kumbki Bears võitis ühe korra 85. aastal ja Texans pole kunagi võitnud, kõige noorem meeskond ka pole hullu selles suhtes. Aga siis saimegi divisional roundi ka ühele poole. Coach'i uudiseid tuli juurde ja tuli veel üks koht läks kinni, üks koht tuli lahti, et meil on ikka 8 kohta vabad, on ja. Et ma arvan, me saame sellest coaching cycle'ist veel rääkida omajagu, siis saame läbi käia need 4 mängu, millest me just rääkisime järgmine episood ja samamoodi siis ka natukene vaadata AFC Championshipi poole ja NFC Championshipi poole. Ja Superbowlile, watchpartidele just praegu üks jälle kirjutas, et tahab Heinekeni lauda vipp kohta. Vinge, et andke meile teada, siis saame teid sinna samamoodi lasta sinna lauda istuma, et vingi koht ka. Ja kui te tahate endale lauda broneerida, siis võtke ühendust Olipeti spordibaariga Tallinnas või Tartus ja saate endale broneerida Superbowliks ka laua, et teeme ühe vinge lõpetuse siis sellele väga ettearvamatule NFL-i hooajale ja loodetavasti tuleb hea mäng ka, on ju. Aga thanks, Hendrik, et tulid, saime 8 tehtud selle lõppude lõpuks, et viimased mõni bold prediction ka, ma panen siin kohe on the spot praegu, aga selle nädalavahetusele ka siin lõpus. Bold prediction või? No okei, ütleme siis, et Josh Allen skoorib 5 total touchdowni Broncosi kaitsele. Ma ei tea, kas see tundub, äkki peaks isegi 6 olema või? Kui bold ma pean olema? Samad kord, mis ta on 2 korda see aasta teinud 6 või? Või oli karjääri peale 2 korda 6 vist või? Mis see on see NFL rekord, vaata? No vaata, siis oleks päris kõva, kui teeb liiga top 3 kaitsmele, paneb sellise litaka peale. Jaa, see oleks vinge. Ja see oleks vinge storyline ka, vaata, Bills ja kõik see asjad on ja. Aga ma pulli pärast, me muidugi venitame seda episoodi ka, nagu meil üldse kiire ka ei oleks, aga vaata korra Olipetist, on need touchdownid olemas, eile olid 1 või enam touchdown, esimene touchdown, neil ei ole vist ju, neil ei ole, jah. Siis Eesti omadel ei ole tihtipeale seda 2+, aga USA omadel saad 3+ ka pettida, kui sa tahad, on ju. Et selles suhtes see on jah vinge. Aga mul endal midagi sellist oleks lahe jah, aga 49ers nagu võidab 7+ punktiga Seattle'it. Jah, kuigi olga ma saad isegi, kui Arnold viskab seal mängus 5 interception'it, ma ei usaldaks 49ers'it võitma. Et nagu sealt ei pruugi midagi tulla, on ju. Aga thanks kuulamast kõigile selle lõpus, nii keegi ei kuule, see pohhu, on ju, savi. Et näeme siis järgmine reede, et tšau. Nägemist.